Meie ei räägi 500 miljonist, sellest räägivad prokurörid. Kui sina ütlesid midagi minu vastu, vaata, nõuan sult raha välja. Siiamaani saavad politseinikule raha anda ja siiamaani siuksed asjad käivad. Ja vanglad on ka sellised, nad on korras, nad on puhtad, süüa saab seal hästi. Isegi mina suudaks hambakliinikut juhtida ilmselt Tallinna kesklinnas. Ma ei räägi antud hetkel just sellest krüptokreisist, et mis on ette juba kaotatud. Sa ütlesid, et see on ette kaotatud. Ei, ma ütlen, et ei ole. I need all the wins, yeah. Ain't no else, I gotta get it, no call to quits, yeah. Gotta keep on moving, no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way, cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. Ja mis siin toimub podcasti kuulaja? Meie oleme piisikeselt pausilt tagasi. Andrei, kuidas sina ennast tunned? Ei no, need pausid on alati mõnusad ja ei ole midagi salata. Ma lihtsalt loodan seda, et seekordne paus natuke nagu liiga pikk ei olnud jälle. Meie pausid on alati siuke, mingi pool aastat, vaata. Pikem paus natuke, vaata. Aga siis proovid jälle sinna podcasti toppi küünda. Aga siis, kui me tagasi tuleme, siis me oleme alati kuu aega vähemalt järjest, vaata, litid räigelt, vaata, ja siis on kõik. Ja siis lähed jälle loorberitele ära või? Siis said oma teenitud raha kätte, siis võib natuke spendida ka, ei või? Ma olen nõus sellega. Meie 9-5 ei tööta. 9-5 me ei tööta, raha on nagu muda ja võime teha seda, mis me tahame. Kas saaks veel paremini ette kujutada enda elu või? Ei tea. Andrei, kas sa oled kuulnud, selles mõttes meil on käinud väga palju tähtsaid külalisi, huvitavaid inimesi. Kas sa oled kuulnud sellises kohtukeistis nagu Mailis Reps varastas kohvimasina? Kes ei oleks, eks ole. Ja ma arvan, meie kuulajad on ka. Siin on ikkagi, sellest oli nalja tehtud päris palju ja kuna me sinuga siuksed väiksed koomikud oleme, siis kas me ei ole ise ka selle nalja teinud? Ma arvan, et me oleme selle kuskil nalja teinud. Kas sa oled kuulnud, et meil on Eestis mees, kes pidi maksma Kaja Kallasele hüvitist 15,000 eurot? Selle eest, et esitas valeväiteid. Jah, on läbi käinud. Kas sa tead, et meil on Eestis mees, kes kaitseb ka Heiki Nabi, kes sai dopingu süüdistuse ja kaitses? On täitsa tuttav mees on. Täitsa tuttav mees on. Ja mis siin toimub podcasti kuulajad, meil on suurim hea meel sisse juhatada siuke kurikuulus ja väga hea sõnaseadja ja kindlasti väga professionaal oma töös. Härra Paul Keres, tere. Tere. Kuidas intro tundus? Ütleme nii, et kui ma kuulsin, vaata, kui sa kõrvalt kuuled seda, et on mingi mees, kes kaitseb Heiki Nabi. Kes kaitseb Heiki Nabi. Natuke naljakas. Mees on mingi 130 kilo meestega võistleb kuskil. Ta on mingi 1,90 m pikk, eks ole, 120-110 kilo. Ja ma siis kaitsen teda. See on tegelikult nagu, see on täitsa fine. Sellega ma võin nõustuda. Aga ülejäänud tekst, kuidas tundus? Kas oli asjakohane või kuidas see sulle tundus? Mõned, ütleme, vead olid, aga laias laastus juba küll. Juba teed vigu. Esiteks ma pole Kaja Kallasele midagi maksnud. Jah, õige. Selles ma olen nõus. See on üks asi. Ja loodetavasti ei maksa ka. Saame näha või? Ja miks? Ei maksa, loodetavasti. Ei taha sest maksa. ma pole öelnud valeväiteid tema kohta. Ma olen tegelikult ainult tõtt rääkinud. Nimelt ma ütlesin Kaja Kallase kohta seda, et ta ei pidanud riigi raha eest oma sünnipäevapidu. Ja ma ei tea, miks ta seda ei aktsepteeri. Kas sa pidid ütlema seda kuskil raadioeetris veel ühe korra üle veel või? Mina, Paul Keres, Ta nõudis jah, et ma ütleks veel korra üle, et ta ei pidanud sünnipäevapidu. Aga ma ütlesin seda juba raadios üks kord, siis ma ütlesin seda ajakirjanikele, et ta ei pidanud sünnipäevapidu. Ja ma arvan, et nagu 3. korda korrata seda võib-olla ei ole põhjendatud. Ma ei ole harjunud kordama ennast. Küll me selleni veel kõik jõuame täpselt rääkida, kuidas ja mis case'id sul parasjaga on ja mis olid ja mis tulevad veel. Aga kus sa üldse tuled praegu, kus sul läheb? Töölt tulen. Töölt, jah? Mis sinu puhul siis töölt tulemine tähendab? Kui sa kontorist tulid? Kontorist teavad, inimesed käivad kontorites tööl. Sellepärast ma küsin. Kuulasin teie introt, et see on siuke kadestamisväärne elu. Ei, me käime kontoris, jah.
advokaadid, eks ole, meil on kohad, kus me töötame, meil on seal jaotatud see kabinettideks, seal istun mina, seal on paljud minu kolleegid ja siis me tegeleme seal mõtlemisega, kirjutamisega, ropendamisega vahete vahel. Meie sellega tegeleme ka. Ja. Aga mitte avalikult. Ja ma ei ütle, mida me ropendame, aga vahete vahel. Siis kui tundub, et õigusriik läks nihu, siis me vahete vahel on juhtunud, et ropendatakse. Kas sul on siis päevast päeva suht sarnane rutiin või sul ikkagi kuidagi muutub see asi? Ei, see ikka muutub. No tähendab, ütleme, tegevused on laias laastus samad. See on siis see, et sa lähed tööle ja sa istud laua taha maha ja siis sa klõbistad nuppudega, räägid. Aga lihtsalt mida sa klõbistad ja räägid, see on enamasti on erinevatel päevadel erinev ja see töö on kohutavalt muutuv. Rutiini ta ei ole. Rutiini siin ei ole niimoodi, et sa sead kogu aeg mingisuguseid ühesuguseid blokke kuskile laua peale ritta või lahendada ühte seda sama puslet. See on selles mõttes hästi huvitav ja nauditav töö, et ta paneb sind kogu aeg proovile. Nagu teie töö. Sellepärast, et iga mölakas, kes siia tuleb, eks ole, on ju täiesti erinev. Ja uus inimene, keda ei tunne ja siis tuleb temast midagi kätte saada. See on tegelikult natuke sarnane advokaaditööga, sest me tegeleme tunnistajatega väga palju, aga me ei tunne ju neid inimesi. Tunnistaja küsitlemine ja tema sundimine karistuse ähvardusel, kui ta tõtt ei rääkima tõtt, on keeruline. Tunnistajatega te ka kohtute esimest korda? Kohtume küll, aga ma mõtlen rohkem nagu kohtusaalis. Et siis, kui asi on, eks ole, täiesti kontrolli alt väljas. Et ikka advokaat peab põhimõtteliselt ajakirjanduse seda ka väriseva käega noaga habeme ajamine. Sa ei aja ju. Natuke pikaks kasvanud. Pole ammu vist teinud. Tegelikult ma ütlesid, et milline see igapäeva töö on. Mis sind enda, meie ei tea nagu advokaatide elust selles mõttes nagu suurt mitte midagi. Ma loodan, et meie kuulajad selles mõttes ikkagi midagi saavad võib-olla aru. Mis sind sinu töö puhul võib-olla kõige rohkem ärritab või endast välja ajab? Kaotamine. Kohtus kaotamine, see on nagu peaaegu et füüsiliselt valus asi ja siis me püüame seda võimalikult vähe teha. Klientidele see meeldib muidu. Kas see käib kuidagi siis nagu ego pihta ka selles maailmas? Jaa, eks see ikka käib. Kõik ütlevad, et ei käi, aga tegelikult ta nagu käib. Nagu asi on kliendi materjalist ja nii edasi. Aga tegelikult ikka, ma arvan, et enamik, kes käivad kohtus vaidlemas, ja siis kaotavad, siis ikka on vastik. Selles mõttes ja nüüd selles mõttes kohe tahaks jõuda selle esimese teema juurde, mis on siin väga suureks aetud. Ma ei tea, kas see on teie poolt suureks aetud, sa ilmselt saad meile sellest kohe rääkida. Meil on kaotustest rääkides ja kaotamine ei meeldi meile kellelegi, aga meil on Eestis ühed krüptoärimehed, keda sina kaitsed. Andrei, sa oled kuulnud sellest? No eks ikkagi vaata, kui uudistest käib läbi, et sul on mingisugune miljonid ja veel miljonid mängus. Kas me ei rääkinud 500 miljonist? 500. Tähendab, meie ei räägi 500 miljonist, sellest räägivad prokurörid. No me selles mõttes, et meie nagu võime sellele peale vaadata, et aga vaata, kui meedia ikkagi kuuleb mingi siuksed asju, siis ikka pannakse see ikka esile, et selles mõttes, et minusugusele vennale, kes võib-olla nagu lihtsalt vahepeal scrollib, sa vaat, mingid tüübid siin tegid seda ja toda. Kus on nii palju raha said, vaata? See tekitab mingisugust sükest põnevust või nagu mingi, mis nüüd Äriidee tekkis. Kuule, hea! Ja selle kaotusega seoses ongi nagu see, et kas sa ütled, et kaotada ei ole nagu hea tunne, aga kui sa võtad endale sellised case'id, mis ma ei räägi antud hetkel just sellest krüpto-case'ist, et mis on ette juba kaotatud, et vaid nendest, et kui sa võtadki suuri case'e, siis on ka suur oht ka see, et... Sa ütlesid, et see on ette kaotatud. Ei, ma ütlen, et ei ole ette kaotatud. Aha, okei. Hakkas kohe juba. Sa peaks rohkem seal kohtus kuulamas käima. Mina ütlen seda, et kui on suur case ja süüdistatakse kedagi nagu sellistes summades või sellise kuriteoga, et siis ongi väga suur tõenäosus, et sealt tuleb kaotus, aga sa saad meile seda pilti avandada pildist.
seda pilti rohkem laiemaks meile rääkida, mis seal täpselt toimub ja mis teema see on, sest meid väga huvitab see. No see krüptoasi. Kas teil endal krüptot on või? Ikka. Sii, senior. Eks ole. See on hea asi on ju. Tegelikult vaata krüpto on esiteks ta on praegu siuke valdkond, mis alles hakkab nagu reguleerimise alla minema on ju. Nii. Vaikselt, jah. Vaikselt. Aga kuskil 10 aastat tagasi ta oli täielik metsik lääs. Ja siis hakkas tulema neid regulatsioone ja nüüd ta on isegi väärtpaberitena kaubeldav Ameerikas nüüd sellest aastast alates on ju sinna börsile lasti. Need ETF-i asjad. Jah. Nii et asi nagu areneb. Aga mis ameeriklastele selles valdkonnas eriti ei meeldi on, ma arvan see, et nad näevad krüptoraha nagu reaalse konkurendina dollarile. Ja dollar on, räägitakse, et tegelikult Ameerika sõjavägi on see, mis neile ülemvõimu tagab, aga tegelikult Ameerika ülemvõimu globaalselt tagab Ameerika dollar, mis on, eks ole, reservvaluuta. Kõik naftatehingud tehakse dollarites. Põhimõtteliselt nemad juhivad juga senikaua, kuni dollar on see, mille alusel kaubeldakse. Ja seda on näha juba päris pikka aega, et ameeriklased, just nimelt ameeriklased ja mitte keegi teine üritab seda krüptovärgi kruvi nagu rohkem kinni keerata, järjest rohkem. Kui te vaatate uudiseid Ameerikast, siis seal tuleb, põhimõtteliselt iga nädalaselt tuleb uudiseid, et krüpto see ja krüpto too ja see pettus ja too pettus ja kes läks jälle vangi ja pandi see Bankman-Fried pandi 25 aastaks vangi. Ja nüüd sa kujuta ette, et kui sa siin Eestis teed mingit krüptoäri ja siis ühel hetkel saadab Ameerika Ühendriikide prokuratuur või justiitsministeerium saadab Eesti riigile kirja, et kui me arvame, et nad on teinud nagu midagi väga halba ja siis nad on pihta pannud $500 miljonit. Eesti valitsus ütleb, 500 miljonit, et see on nagu päris tõsine asi. Eelarvest puudumad. Ja Ameerika Ühendriigid saadame nad parem ära, et anname siis ameeriklastele. Ja siis põhimõtteliselt ilma igasuguseid tõsisemaid küsimusi küsimata Eesti valitsus saadabki näiteks 2 lugupeetud härrasmeest, saadab sinna Ameerika džunglisse, mille all ma pean silmas see ei ole see, et siin saadakse Ameerikas äri tegema. Kusjuures tegelikult seda võib ka nii võtta. Džungli all ma pean silmas Ameerika vanglat, kuhu sa lähed siis oma kohtuistungit ootama järgmiseks 3 aastaks, kus kehtib selline, tegelikult ma arvan, et kõige puhtam kapitalism nendes vanglates, selline täielik regulatsioonideta suurema jõu kapitalism, et kus sa saad näiteks WC-s saad käia privaatselt, kui sa oma kambrikaaslasele maksad, et ta pea kõrvale pööraks, kui ta on sinust suurem ja tugevam. Kus sa saad teise väga suure musklitega mehe käest ja tema on ainuke, kes neid müüb. Saad osta $40-50 väikese krõpsupaki. Seepärast, et sellised on need džungliseadused seal. Ja milles see case siis praegu seisneb? Case seisnebki selles, et kuna Eesti on tegelikult nende suhtes kriminaalmenetluse alustanud oluliselt varem kui ameeriklased ja on sellega jõudnud ka väga kaugele, siis meie vaidleme selle vastu, et miks te neid Ameerikasse saadate, kui tegelikult õige koht selle asja vaidlemiseks on Eestis. Eestis nad ei pea viibima 2-3 aastat mingisuguses jubedas vanglas. Ja et palun kaaluge seda varianti, aga Eesti valitsus lihtsalt tahab minu arvates Ameerikale meeldida. Laanet, justiitsminister räägib, et meil on siin julgeoleku küsimused ja julgeoleku huvid ja siis kasutatakse nagu Eesti kodanike valuutana. Kas meil on varem olnud ka, keda niimoodi saadetakse USA-sse? Eestist on USA-sse saadetud väga palju inimesi. Kohtu alla, aga selliseid asju nagu see tegelikult varem olnud ei ole, sellepärast et kõik inimesed, kes on USA-sse saadetud, ongi tegelikult olnud sellise USA domineeriva huvi nagu objekt, on ju. Et kas on toime pandud mingisugune narkokuritegu, mis USA-d otseselt puudutab,
Kas ühte inimest, kes sinna saadeti, teda süüdistati selles, et ta varastas Iraagis USA sõjaväe raha ära. Noh, ma ütleks, et otseselt puudutab USA huve. Aga meil räägitakse siin Eestis väidetavalt toime pandud kuriteost, on ju, mille kliendid olid Eestis, mõned olid USA's ka. Kliendid olid Eestis, Euroopa Liidus, igal pool, aga USA's ka mõned. Ja siis öeldaksegi, et aga võt, et minge parem sinna USA'sse ja elage lihtsalt üle see. No need erinevused Eesti ja USA vahel, ma võin neid jäädagi loetlema, et noh, näiteks kui sind tuuakse kuskilt välismaalt Ameerikas kohtu ette, siis on 100% kindel, et sa lähed vahi alla. Noh, siin ei olegi mingit küsimus, sellepärast et kautsjoni vastu väljasaamise eeldus on see, et sul on USA's elukoht. Neil ei ole. Tervishoiuteenused, üks nendest meestest on ka saanud väga raske diagnoosi. Tervishoiuteenused USA's vanglas on täiesti null. Vähki suremine on Ameerika vanglas kõige levinum suremise põhjus ja selle põhjuseks nimetavad Ameerika vanglaametnikud ise selle, et noh, lihtsalt sellesse spetsialiseerunud vanglasse, kus ravitakse selliseid haigusi, jõuavad nad liiga hilja. Inimesed, ma olen näinud ise selliseid palvekirju lausa, eks ole, mida vangid kirjutavad, et please help me. Et ma juba 8 kuud, mul üks munand on tennisepalli suurune. No, need reaalsed juhtumid. Toidu sees nüüd hiljuti just Ameerika justiitsministeeriumi peainspektor kirjeldas senatile neid õudusi, mis toiduga seoses on. Ussid toidu sees, need maggots, weevils, eks ole, putukatükid toidu sees, rottide väljaheited köögis. Mis ta veel ütles? Naiskinnipeetavad on sunnitud lekkeid katuses laes kinni toppima tampoonidega, sellepärast et need asutused on lihtsalt sellised, nagu nad on. Kas, milles need nagu täpselt siis nagu Ameerika Ühendriigid nagu süüdistavad hetkel? Kelmuses. Kelmuses, jah, et väidetavalt peteti nagu inimestelt raha välja. Üle maailma. Ja Eestis ja Euroopa Liidus, noh, nii on väidetud, eks ole. Ja siis väidetakse muidugi seda, et Ameerikas on neid 100 000. Aga see jutt muidugi muutub kogu aeg. Need on alguses oli ta 100 000, nüüd on ta kuidagi kahanenud 5500 peale. Aga noh, see süüdistus ise, see ei olegi tegelikult oluline. Et oluline on tegelikult see, et kui kergekäeliselt Eesti oma inimesi niimoodi lihtsalt välja annab. Ja selle vastu me võitlemegi, eks küsimus on nagu põhiõigustes. Saaks lõpuks selle asja kallale minna, oleks ka tegelikult täitsa tore, aga loodetavasti Eesti kohtus. Et sa arvadki, et põhimõtteliselt see on siuke näidispoomine võib kind of öelda või? Ei ole. Mina arvan, et see ei ole enam näidispoomine, sellepärast need näidispoomised Ameerika Ühendriikides, need on juba olnud. Mina arvan seda, et Eesti valitsus ikkagi käsitleb seda väljaandmist kui lihtsalt tavaline business as usual, mis seisneb selles, et kui Ameerika meile midagi ütleb, siis me seda teeme. Ja meil on õigus nõuda oma riigilt enamat tegelikult, on selle jutu moraal. Aga nagu, mis need variandid on näiteks sellega nende kahel härrasmehel tänasel päeval, siis et ei piisa sellest ilmselgelt, et ma ütlen, et ma ei taha minna. Et siis tuledki sinna appi, et sa pead veenvalt ära näitama, et Ameerikas esineb tõsine oht, et rikutakse sinu põhiõigusi. Nii. No võtame need ette, mis asjad need võiksid siis olla. Üks on see, et kui sul on tualetipott kambris, kus sa pead, eks ole, asjal käima oma kambrikaaslase silme all, siis see on rikkumine. See on täiesti, siin ei ole mingit küsimust, Euroopa inimõiguste kohus on seda. See on Euroopas rikkumine, aga USA's ei ole. USA's ei ole, USA's ei ole, aga meie ei tohi saata inimest sinna, kus me teame või esineb suur oht, et leiab aset tema rikkumine. Tema õiguste rikkumine. Teine asi, vähemalt 1 tund peab õue saama. Noh, jalutama või sporti tegema. See on elementaarne nõue. Selles kinnipidamise asutuses vanglas, kuhu neid tahetakse saata, seal ei ole seda võimalust. See tähendab, pannakse vangi kinni ja see tähendab, et see järgmised 2-3 aastat üldse õue ei saa. See on lihtsalt mingis betoonblokis kinni. Rikkumine, mingit küsimust ei ole. Tervishoiuteenused. Selles mõttes, et kui sul on vaja arsti juurde minna, sul on midagi tõsiselt viga. Kui sa kuude kaupa arsti vastuvõtule ei saa, see on ilmselge rikkumine.
ja meil on näiteid isegi sellest konkreetsest vanglast, kuhu neid tahetakse panna. Et seal ei suudeta 8 kuuga isegi hambaarstile aega kokku leppida. Kuidas meil siis Euroopas see olema peaks? Ei no Euroopas on need asjad ikka palju paremini. See on reguleeritud suht kõik. Ei, seal on ka see reguleeritud, aga nad lihtsalt ei saa sellega hakkama ja nad tunnistavad seda. Et see on tegelikult probleem seal, jah. Ja miks nad ei saa sellega hakkama? Võtta see Ameerika riik ongi selles mõttes nagu huvitav, et ta on kahtlemata õigusriik ja ta on kahtlemata hea võimude tasakaalustatusega riik, sellepärast et seal võib olla ükskõik kui hull või ükskõik kui vana või ükskõik kui loll president näiteks. Ja seda ikkagi tasakaalustab. Jaa, ikka noh. Näiteks. Abstraktselt. Jah. Abstraktselt. Seda tasakaalustab töövõimeline kongress ja seda seadusandlikku kongressi, seda tasakaalustab senat. Et seal on kõik, kogu see riigi juhtimise aparaat on nii fantastiliselt professionaalne, et ma arvan, et see riik ongi tõepoolest oma ülesehituse poolest võimeline üle elama ükskõik millise valitava isiku. Ta on hästi tehtud. Kohtusüsteem on seal väga hea. Majandussüsteem on väga hea. Nad on põhjusega maailma üks võimsamaid majandusi. Nad on kõige rikkamad inimesed maailmas. Niimoodi kui klassikaliselt võtta. Ja seal on igatipidi üldiselt hea elada. Ja see kõik lõpeb seal, kust algavad föderaalvanglad. Et mingil põhjusel föderaalvanglatele raha ei eraldata, selle probleemiga ei tegeleta. Ta on nagu riik riigis, mille üle mingit järelevalvet nagu eriti ei ole. Seepärast, et peainspektor käib seal küll ja teeb ettepanekuid ja kirjutab üles, et näiteks, et kuulge, teil on ussid toidu sees. Ja siis vangla direktor ütleb, et ussid, sellega peab tegelema. Ja siis järgmine aasta on jälle, et mitte midagi ei muutu. Nii et see on väga, väga huvitav, kuidas asi on seal niimoodi kujunenud. Aga kuidas näiteks Eesti Vabariigis hetkel nendel 2 häral, et Eesti Vabariik neid ei süüdista, ma saan aru? Otseselt. No kriminaalmenetlus käib ja kahtlustatakse küll selles samas asjas. Ma mõtlengi, et kas nemad on siis ka praegu pokkeris või kuidas nendel see nagu asi hetkel nagu välja näeb? Nad olid umbes aasta aega vanglas välja andmist ootamas. Aga siis meil õnnestus saavutada selle praktika muutus, mis seni ei võimaldanud üldse väljaandmist ootavatel inimestel elektroonilise valve alla saada ja siis nüüd nad on kodus elektroonilise valve all. Mis tähendab, et neil on see Võru. Kunagi öeldi, et õiget ärimeest tunned Võru järgi. Mul on siin hea lugu, Robin teab seda. Meil oli kunagi... Kui me Dominikaanis vaatasin enne, rääkisime, käisime Dominikaanis ka ja siis mul üks nii-öelda fänn, kes lambist hakkas mulle Instasse mingid asju saatma ja siis tuli välja, vaatan mingid videod ja okei, filmib kuskilt vanglas seest, on ju. Ja siis räägib samal, vaata, mina siin Panama vanglas, vaata, teen Maximum Security Prison, kõik on nii perses, vaata, kõik on nii lappes siin. Ja siis smugeldas telefoni sisse kuidagi, ja siis saatis mulle kogu aeg videoid, on ju. Ja ühesõnaga long story short, siis me korra mõtlesime, et võiks sinna tema juurde minna, lõpuks ei jõudnud, siis see oli koroona aeg, siis saadeti ta tagasi, ta oli aasta aega seal Panamaal, ta oli ka mingisugune võeti kinni, ei saanud välja, koroona, blä. Mingi hetk saadeti Eestisse ära ja nüüd siis, mis see on siis nüüd 3 aastat hiljem, tiip kirjutab mulle, kuule, ma olen tagasi. Ja saatis mulle 3 pilti. Üks oli Võrust, mis on jalakilles on. Siis on see, kuidas ta sealt vanglast siis põhimõtteliselt oma asjadega vaikselt ära läheb. Ja siis 3. pilt oli vangla ees, kus ta on käed niimoodi. Ei väga, väga lõbus sel tundub ja muidugi, eks seda kraami sisse smugeldada Ameerikas näiteks on oluliselt lihtsam kui Eestis. Et Eestis neid juhtumeid, just hiljuti kirjutati mingi narkotsi smugeldamisest. Aga selle kirjelduse järgi ma vaatan, et nad ikkagi teevad oma tööd väga hästi.
Ameerikas smugeldatakse sisse narkotsi, väga palju narkotsi ja igasugu relvi. Mobiiltelefonid on üks väga, väga kõva asi. Mobiiltelefone nad kardavadki võib-olla isegi rohkem kui relvi, sellepärast et nad ise käsitlevad mobiiltelefoni kui sihukest nagu remote relva. Et sa saad oma kuritegelikele sõpradele, eks ole, teatada, et kuule see valvur on eriline jobu. Ja siis sa ei pea ise nagu midagi tegemagi, et see asi juhtub nagu iseenesest. Ma tuleks korra selle teema juurde tagasi, sest et mul üks küsimus tekkis pähe, et kui sa rääkisid mulle siin näiteks Kalle Laanetist, kes siis ütleb, et USA-le ikkagi me peaks ikkagi nagu selles mõttes, nemad küsivad ikkagi, peaks andma, vaata. Et Kalle Laanet ei ole ju see inimene, kes selle otsuse teeb. Need inimesed, kes otsustavad, nad peavad ikkagi ju põhinema sellele, et millised on need inimõigused või põhiõigused meil siin Euroopa Liidus ja Eesti Vabariigis, et siis tunduks kõik nagu loogiline. Aga ma seletan, kuidas see käib. Seaduse järgi selle otsuse eelnõu, mustandi valmistab ette Justiitsministeerium ja kogu seda protsessi juhib Kalle Laanet või juhtis Kalle Laanet. Nüüd juhib uus inimene. Ja siis see eelnõu saadetakse valitsusele. Nüüd see konkreetsel juhul saadeti see eelnõu valitsusele eelmise päeva õhtul, see on üle 20 lehekülje pikk ja siis nad hommikul vara istusid laua taha ja siis koputasid selle ära. Nii et ma arvan, et ma julgen arvata, et seal Vabariigi valitsuse laua taga väga suurt kaalumist tegelikult ei olnud. Sisulist arutelu tegelikult? Ei, ma arvan, et ei olnud. Et lihtsalt mõtlesid, et USA, 500 millise süüdistusega tüüpi. Ma arvan, et nad nii lihtsakoeliselt ei mõtle. Nad vaatavad seda, et kõigepealt, et kohus on otsustanud, see protsess ise on kaheastmeline, kõigepealt kohus üldse otsustab, et kas see on karistatav siin ja seal, ega ta aegunud ei ole, mingid sellised asjad. Ja kui kohus seal otsustab, et väljaandmine on juriidiliselt printsiibis okei, siis see asi läheb sinna valitsusele, eks ju. Ja antud juhul neil oli see otsus olemas, et juriidiliselt see on okei. Nii 500 miljonit, suur asi. USA, rahvusvaheline koostöö, väga oluline, parem vist välja anda. Ja eks Laanet, kes tegelikult ise meedia vahendusel on juba ka ju öelnud, et ta peab neid kurjategijateks, mida tegelikult ma ütleks, et ei tohiks justiitsminister teha, sellepärast, et meil on süütuse presumptsioon, mis tähendab, et enne seda, kui kohtu otsus on, ei tohi see mitte kedagi kurjategijaks pidada ega nimetada, aga tema peab ja nimetab. Siis ma arvan, et neil oli seal ikkagi selline sisemine surve teha selline otsus. Aga mis sa arvad, mis on sinu arvates need põhilised punktid või millele sina rõhud kõige rohkem ongi need inimõigused või põhiõigused? Loomulikult, rahvusvaheline koostöö, see on oluline. Riigid peavadki saama omavahel rahvusvaheliselt koostööd teha, sellepärast, et muidu oleks siuke lugu, et lähed näiteks, lööd kellegi Ameerikas maha ja tuled Eestisse ja siis ongi kõik. Nii vist ei toimi, jah? Nii ei tohiks olla, eks ju? Ei tohiks. Nii. Täpselt samamoodi ka Ameerika, või teistpidi, et kui keegi tuleb Ameerikas siia, lööb siin kellegi maha, läheb Ameerikasse tagasi, me peaks nagu saama ikkagi õigust mõista tema üle, eks. Et see on kõik nagu väga oluline, aga oluline on ka see, et me selle käigus ei mata täielikult maha selle inimese põhiõigusi. Nagu näiteks ka õigus sellele, et teda koheldaks inimväärselt, mitte teda alandades ebamõistlikult, nagu objekti või loomana või valuutana koheldes. Ja see on selle kohtuasja põhiline uba. Ükskord meil on õnnestunud see asi võita ja praegu me oleme uuesti kohtus, sest nad tegid uue otsuse. Et ma just tahtsin küsida, mis faasis me praegu sellega oleme, et kunas see nagu asi lõppeb või kunas tuleb see lõplik otsus, kui kaua see võib üldse kesta veel? No teoreetiliselt ma olen välja arvutanud, et valitsus võib see on väga teoreetiline, aga valitsus võib siin üritada vist kuskil 35. aastani neid välja anda. Aga praktiliselt ma arvan, et kui ikkagi valitsusele tehakse kohtus selgeks, et need tingimused ei ole okei ja meil on Eestis samaväärne koht, kus mõista nende üle õigust,
siis ma arvan, et nad lõpuks seletavad oma Ameerika kolleegidele ka selle asja ära ja läheb nagu niimoodi normaalne kohtumõistmine Eestis lahti. Et ongi see, et kui nüüd otsustatakse, et neid ei saadeta USA-st ära, mis siis saab? Siis on nagu hakatakse... Siis peab Eesti prokuratuur selle asja ikkagi uuesti käsile võtma ja esitama süüdistuse. Ei ta kohustatud ei ole, aga ma arvan, et nad ütleme, minul kaitseadvokaadina oleks muidugi eriti lõbus, kui nad selle asja lihtsalt sinna paika jätaksid ja ma arvan, et Sergeile Ivanile oleks see ka väga hea, aga ma reaalselt ei usu, et see jäetakse sinna paika. Ja ma arvan, et ega prokuratuur ei suudaks seda ära ka seletada, et me ei suutnud seda asja delegeerida USA-le ja nüüd me lihtsalt vannume alla. Ma arvan, et nad seda ei tee. Mis sa ise arvad, kuidas kogu see asi lõpeb? Sul on kindlasti advokaadina oma mingi visioon, kuidas see võiks, sa ütlesid, kas see võiks sulle kaotada ja meelde nagu mõrusema, kuidas sa nagu realistlikult näed, et see asi võib minna? Realistlikult ma näen, et see lõpeb 2 alternatiivsel viisil. Õigeks mõistmine USA-s või õigeks mõistmine Eestis. Ja ma väga loodan ja ma arvan, et me oleme teinud väga palju selleks, et see lõpeks nii, et õigeks mõistmine leiab aset Eestis. Ja sellega oleks kliendid ka ilmselt rahul, jah? Muidugi. USA-s vist ongi... Aga ei viitse, tegelikult see on igal pool, kas vaatad neid case, kunagi olid need Escobarid ja kõik need narkoparunid ka, kes Lõuna-Ameerikas, neid ju ka kogu aeg taheti sinna saata. See oli põhiasi, mille vastu nad võitlesid, et mitte USA-sse minna. See oli põhilause oli see, et enne surra Kolumbias, kui minna USA-sse vangi, oli see põhilause seal. Aga USA vanglates, ma olen nüüd lugenud neid igasugu raporteid ja asju, et USA vanglatel on ka nagu vahe sees. Osariigi vanglad on inimlikumad, aga just need föderaalvanglad, need on siuke täielik maapealne põrgu ja džungel. Mis sinu jaoks võib-olla selle case'i kõige nagu raskemaks teeb? Mis paneb kogu aeg nagu mõtlema, et sa seletad oma pointi, oma mõtteid, sa räägid põhiõigustest, aga mis selle sinu jaoks nagu kõige raskemaks teeb? Kas ongi selle asja nagu seletamine? Ei, kõige raskemaks selle asja teeb see, et vaata hästi raske on nagu jõge ülesvoolu voolama panna. Üldiselt pea võimatu. Eks. Ja meil on siuke vana praktika kultuuri kiht all, et me eelduslikult usume kõike, mida meile taotlev riik ütleb. Et meil on head tingimused, kõik on fine, meie kuriteo kahtlus on täiesti põhjendatud, küll me kohtame neid õigesti ja mõistame neile õiglase karistuse. Ja üldiselt riigid nagu usuvadki üksteist, eks ju. Aga siis, kui sul õnnestub selles kahtlust tekitada, et kas need väited praegu on õiged või mitte, siis riik peaks hakkama nagu tegelikult detailsemalt uurima kogu seda värki. Mis on need tingimused, kuidas neid koheldakse ja päris täpselt endale välja selgitama. Aga nad on ikka veel kinni nendes vanades harjumustes. Et meil ei ole ju põhjust kahelda selles, kui Ameerika vanglate amet ütleb meile, et meie vangla on korras. Meil tagatakse tervishoiuteenused. Meil ei ole vägivalda. Mis sest, et vägivalla eest seal on inimesed ju poevad reaalselt peitu üksikvangistusse, mis on omaette piinamine. Aga nad poevad üksikvangistusse peitu vägivalla eest. See on ka nüüd just üks hiljutine uudis, mis tuli, et 40% inimestest föderaalvanglates, kes on üksikvangistuses, soliteeri on ju. 40% neist on seal vabatahtlikult, sest nad ei julge sinna general populationi sekka minna. Nii heavy on, jah? No see on džungel, Ma arvan, et džungel ongi kõige õigem viis, kuidas seda kõike kirjeldada. Ega meil siin Eestis ka mingi väga mõnus jala olla. Vanglas? Jah. Ei ole ju mõnus olla, ma arvan. Muidugi ei ole mõnus olla, sellepärast, et vabadus on inimese üks kaljemaid varasid. Elu, tervis on, ütleme, number 1 ja 2 ja siis 3 on vabadus. Aga siin on tegelikult kinnipidamistingimused ikka, tegelikult ma olen nüüd käinud seal päris palju. Eesti vanglas? Jaa, nüüd selle aasta jooksul. Ega mul
enne Sergei Ivani ei olnudki ühtegi klienti, kes pikka aega vanglas viibiks. Nüüd ma olen seal käinud ja ma vaatan, et seal on tegelikult täitsa okei. Asjad on paigas, Inimesed on seal sõbralikud, inimesed on hästi professionaalsed. Seal kõik nagu töötab, kõik on puhas, kõik on korras. Vaat Eestile tegelikult Eesti riigile õudselt meeldivad ilusad ja korras hooned. Nad panustavad sellesse õudselt palju. Ilus vaadata. Eks ju? Nii. Ja vanglad on ka sellised. Nad on korras, nad on puhtad. Süüa saab seal hästi. Arsti juurde sa saad seal ka normaalselt, mitte kohe vist ei saa, No see ei ole nii hea kui tavainimesel väljas. Aga mingit sellist asja, et ma ei tea, et sul oleks kõhuvalud ja sa väljutad tagaotsast verd, eks ole, iga päev ja sa ei saa 8 kuud arsti juurde. Sellist asja siin Eestis ei ole. See on nagu vaata, kus meil siin Eestis on siuke normaalne, nagu sa ütlesid, kus see vaata kuskil igal pool mingid meemid ka vaata, et kuskil Taanis või Norras või seal on see nagu 5-tärni hotellid. Ma üks oma korteri maha läheks sinna. Et see on nagu 5-tärni hotellid. See ei ole isegi tegelikult Eesti vanglaid vaadates tõest väga kaugel. Siin sa saad vanglapoest osta endale televiisori tuppa, saad toast televiisorit vaadata õhtul uudiseid ja Telia paketiga Telia paketiga ostma siis endal ise enne. Ei, vaatad, mis sealt tuleb. Uudiseid igal juhul näeb, eks ole. Ja seal saab koolis käia ja saab igasugu asju teha. Ainuke põhjus vist, miks vanglasse minna, siis on see, et seal on vist peaks olema tasuta hambaravi või? Peaks olema küll, jah. Nüüd kui klahvid hakkavad ära kukkuma, siis tead, et see on tasuta. Siis jah, kui need klahvid hakkavad ära kukkuma, siis sa pead nagu midagi päris õudset tegelikult toime panema, et sinna sattuda. Sest ega iga väikese kelmuse või sükse asja eest nagu Eestis vangi ei satu. Või siis sa pead oma kohtuistungi lõpus pead teatama, et ma ei ole süüdi, aga kui te mind süüdi mõistate, siis ma raudselt teen seda kohe uuesti. Siis pannakse kohe istuma. Siis võib-olla pannakse, jah. Aga kuidas, kui me nüüd võrdleme siin just need, kui kedagi süüdi mõistetakse ja pannaksegi vangi, nagu sa ütlesid, et tegelikult ei ole üldse nagu lihtne sinna saada. Miks on siis see, et meil siin näiteks, oletame, mul on endalgi nagu selline, keda ma tean, kes on inimese ära tapnud ja sai siis äkki 15 aastat, 20 aastat maksimum oli vist. Kui see sama asi juhtuks USAs, see oleks ilmselt eluaegne pluss veel mingi 500 aastat, nagu neile meeldib seal panna. Jaa, see võib ka surmanuhtlus olla. Jah, et oleneb, mis state on. Et kus see siis tuleb see vahe, et kui USAs selline asi korda pannakse, et seal antakse siis põhimõtteliselt sul on kõik, ja siis siin on meil põhimõtteliselt 15, 20 ja sa oled varsti vabaduses. Ja sulle ilmselt antakse veel, sa saad varem välja. Ma ei tea neid karistuse määramise, neid vahemikke tegelikult tapmise eest väga hästi või üldse nende isiku vastu, sest ma pole ühtegi asja kunagi ajanud, aga ma ei tea, võib-olla 15 tundub täitsa realistlik, aga millest see erinevus tuleneb? See ei ole ainult Eesti versus USA, see on tegelikult Euroopa versus USA. Meil on lihtsalt täiesti erinev nägemus sellest, et milleks karistamine on ja milleks vangla on. Meil on see rehabiliteeriv. Eks me tahame natukene küll kätte maksta ja ebameeldivusi tekitada inimesele selle eest, et ta on koledasti käitunud, aga eesmärk üldiselt on ta kuidagi nagu ära parandada see katkine inimene, kes kuritegusid toime paneb. Ühiskonda tagasi tuua. Ameerikas on eesmärk lihtsalt kätte maksta. Et see on lihtsalt erinev, põhimõtteliselt erinev lähenemine. Et seal on see siis loogika, et põhimõtteliselt there's no second chances, Jah, just. Ja see on Euroopa põhimõtete järgi, on see täielik no-no. See ei ole aktsepteeritav siin. Seal on isegi mingeid selliseid seaduseid nagu mingi 3 strikes lood ja asjad, et keegi sai vist eluaegse vangistuse selle eest, et varastas golfikepi ära. See oli kolmas kord, kui ta vargusega vahele jäi.
et seal on selliseid asju ja see on seal nagu täitsa aktsepteeritav. Et sul antakse võimaluse, aga ennast parandada ja kui see ennast ei paranda, see on pigem väiksemate asjadest antakse nii-öelda parandada, sest et kui see nagu ongi, kui ikkagi sul kas on tapmine või mingi muu, mingi heavy. Sellega lähed juba, sellega on jah. See on ikkagi ongi eluaegne või siis surmanuhtus. Päris kiirus ületamisest 3 korda ei tahaks nagu ju tegelikult väga pigem saaks istuma minna. Eestis võid ka šokivangistada saada selle eest. Ei, päris nii vist ei ole. Eesti Vabariigis? See oleks natuke hirmutav. Ma arvan, et sa pead ikka päris kõvasti kiirust ületama. Sa pead, see kiiruse ületamine iseenesest ju ei ole kuritegu, see on mingi ohtu seadmine, mingi selline kvalifikatsioon on seal, mis ta kuriteoks muudab. See kiirus ei tapa. Kiiresti seisma jääme. Aga jah, et tähendab, see on lihtsalt, see on nagu mingi suurema ohu põhjustamine. Mul ei hüppa siit kohe praegu pähe, et mis asi see on, aga see ei ole jah iseenesest nagu kiiruse ületamine. Sa pead hullu panema selleks, et sellist karistust saada. Ja see on ka põhjendatud, sellepärast need mehed nagu, kes sõitsid võidu Lasnamäe kanalis ja üks sõitis bussipeatusesse. Kalilov, jah. Et see ei olnud nagu ilus tegu üldse. No ei ole väga ilus, jah. Kuskil kesklinnast ei panid. Istuvad seal bussipeatuses parasjagu. Kesklinnast sõitsid võidu koos, Jah. See on õudne ja ma ei teagi, miks selline asi inimesel juhtub, kas ta nagu täielikult läheb, mingi klapid tulevad pähe või silmavaade läheb tunnelisse, et kust tal siuke mõte tuleb. No selles mõttes selle krüptomeeste selle teema lõpetuseks võib-olla siis lihtsalt loodame või saame näha siis, et kas need põhiõigused, mis peaks olema Euroopa Liidu kodanikul, on siis nii-öelda siis lähevad Eesti Vabariigile korda, Euroopa Liidule korda või siis ongi see, et kas läheb Ameerikasse ja tehku nendega siis, mis tahab. Jah, ma väga loodan, et see läheb korda. Üks kohtuotsus on küll selline, kus on kirjas mustvalgelt. Ja ma loodan, et siukest asja enam ei juhtu või ei kordu. Aga et kuskil on tõepoolest kirjas, et rahvusvaheline koostöö kaalub üles inimese õiguse elule ja tervisele. See on huvitav. Ma loodan, et selliseid asju, see ei ole meie asjas, aga ühes teises asjas, mida me uurisime. See on reaalne kohtupraktika. Siuke kohtuotsus on, kus öeldakse niimoodi ja minul tekitab see natuke hirmu. Ma arvan, et see oli võib-olla võib-olla seda päris niimoodi ei mõeldud, nagu see kirja sai. Ühesõnaga, riikide koostöö on olulisem kui kellegi õigused ja kellegi elu ja tervis. Ja koostöö just iseenesest. Mitte nagu see eesmärk, mida koostööga üritatakse saavutada, vaid koostöö iseenesest. Kui me hüppame nüüd sinu ellu tagasi sinna kooliaega, siis kuidas üldse advokaadi ameti peale sattusid? Et kuidas sul see nagu, sest sul tegelikult vanaisale teada tuntud ikkagi maletaja. Kui sa tahad, meil on siin male see ka, võime suga väikse partii pärast teha. See on ettur seal või? Oota. See või? Ei, see mis seal kõrval on. See on ettur, jah. Ja, aga siin on see malelaud kenasti. Et ühesõnaga, kuidas sa sellise ameti peale jõudsid? Kas see oli kuidagi sul juba mingist ajast selline idee, et võiks proovida või? Ma olin päris väike poiss, ma küsisin oma ema käest, et kuule, et mida ma nagu tegema peaks, et veidi raha teenida ja siis ta ütles, et advokaadiks võid küll hakata. Ja siis ma ütlesin, okei, ma siis hakkan advokaadiks. Aga siis ma olin, ma ei tea, kas ma olin 10-aastane või veel noorem. True story, jah? Ja see ei olnud muidugi, seal ei kujunenud mu karjäärivalikud, aga ma tegelikult igasugused teleseriaalid advokaatidest ja need igast kohtusarjad ja asjad, need mind nagu paelusid. Ja siis, kui ma hakkasin uurima ka seda, et milliseid õppeaineid või kuidas sa nagu koolis ennast ette valmistad selliseks tööks, siis kukkus ka välja, et mulle tegelikult sellised ained sobisid hästi. Ja niimoodi ma siis saingi. Kus kohas sa õppisid? Reaalis. Siin Tallinnas, jah? Sa oled täitsa Tallinna mees, jah? Tallinna poiss? Jah. Ja see ongi, see oli, mis mul näiteks, mis ma koolis tähele panin, oligi see, et
siin Eesti, vaata, ma olen õppinud Inglismaal ka, aga Inglismaal on just hästi palju erinevaid valikuid, mida nagu inimesed lähevad õppima pärast kooli. Nagu Eestis on siuke, et kui sa ei ole nagu üldiselt siuke kindel, et see ongi see, et ma tulen Tartus oli hästi palju seda, et sul on nagu, ma lähen advokaadiks õppima või juurasse või siis seal on mingi, veits targemad olid, kas siis see arsti... Veits targemad. Veits targemad nii-öelda, kes on nagu, keemia ja bioloogia vennad kõik on nagu lähen arsti õppima ja siis on, ja see oli ajakirjandus ka, hästi 3 sellist valikut, vaata. Et kõige populaarsemad, et siis ongi, et... Sa Inglismaal rääkis praegu? Ei, see on Eestis. Eestis on ikkagi see, et ja ongi siis vahepeal, kui mõned sõbrad on seal juuras õppivad, siis vahepeal küsid, et kuidas läheb, kuule tead. Ma tulin ära, vaata. Et üldiselt jäetakse pooleli ka, vaata. Minu meelest ei ole juurat mõtet õppida sellise nagu mingi üldise asjana lihtsalt kõrghariduse saamiseks, et sul on kõrgharidus ja siis eks sa siis ise vaatad, mida sa selle kõrgharidusega teed. Minu meelest juura selleks nagu väga hea ei ole, kuigi ta mingisugused mõtlemise alused ja ühiskonnast arusaamise võimed annab see haridus, aga ma arvan, et ta ei ole selleks kõige kasulikum. Minu arvates juurat tasub õppida minna siis, kui seda tegeleda reaalselt õigusvaldkonnas, kas siis advokaadina, prokurörina, kohtunikuna või mingisuguse maja juristina mingis ettevõttes on ju. Ja minu meelest see on ikkagi, ta ei ole nagu niivõrd akadeemiline, ta on rohkem ikkagi nagu selline kutseharidus. Ma ilmselt olen ainuke jurist, kes nii arvab, aga minu meelest nagu juura on kutseharidus ja mitte selline mingi akadeemiline suur asi. Vähemalt ma ise võtan seda niimoodi. See on väga hea, et sa selles mõttes tõid teema uuesti nagu Pauli peale, et me kohe jõuame sinna kohtupraktikateni ja inimesteni, kelle kohta me tahaks ise küsida, aga sul on mingid hobisi ka, millega sa tegeled vabal ajal või jääb üldse aeg endaks asjadeks? Jaa, ma tegelen igasuguste lollustega. Natukene tegeleme autovõidusõiduga. Natuke tegelen virtuaalse autovõidusõiduga. Kodus on sul see sette? Jah, see on pull asi. See on pull asi. Käid seal maailmameistrivõistlustel ka nendel? Eesti. Eesti jah? Ei käi ikka. Eesti jah. Reaalselt? Ja hästi ei lähe. Meil üks sõber ju... Paneb väga hästi. Kes see? Lauri Sandre. Tema seal küll ei osale. No ühesõnaga ma ei tea, võib-olla ma olen mingisuguses mudaliigas võib-olla või kuigi ütleme inimesed on ikka mega kiired seal. Ma lihtsalt ma ei suuda sellest valemist aru saada, mida nad teevad, on ju. Ostad endal mingid lisa, vaata seda. Ei, sa võid seda lisa osta, kui palju sa tahad, aga see, ütleme, kõige raskem on see viimane sekund ju. Et sa, suht lihtne on jõuda kõige esimese sõitja ajani nii, või sellest ajast sekundi kaugusele. See ei ole mingi ülim kunst. Aga siis see sekund nüüd ära kaotada. See käib umbes, ma ei tea niimoodi, et 10 aastas, on ju. Nii rets on see lõpp. See lõpp on hästi rets, jah. Aga siuke amatöör autovõidusõit on natuke lõdvem asi seal tehakse seda rohkem lihtsalt pulli pärast. Kuule liikudes seda kohtupraktikateni ja üldse nagu sellesse maailma natuke tagasi. Ma toon sulle näite elust enesest. Meie siin Andreiga vaatame YouTube'is videoid ja räägime nendele kõrvale, teeme nalja ja aga selles mõttes siukest asja teeme. Ja kunagi oli Kanal 2 selline saade nagu Tõe hetk, eks ole. Mäletad siukest saadet, kus valedetektor oli inimene käis ja siis ta perekond... Seal oli sama nupp oli seal. Siis kui sa ei taha, kui sina oled talle pukis enne Võrno vastassel enne, Võrno küsib sul küsimuse ja siis sinu naine on nagu, et ma ei taha seda vastust kuulda. Ta tuleb vajutab seda nuppu, vaata. Siis tuleb... Ühesõnaga siuke saade oli, valedetektoriga siis tehti ära. Päris rits saade. Ma ei ole näinud. Väga karm saade. Läks tagasi tooma selle. Ja me tegime selle... Te saate tuua, jah? Ma jõuan nüüd sinna kohe. Me tegime selle saate nii-öelda ära siis ja seal oli üks naisterahvas, kes siis istus Steveni peal ja tema mees oli siis saates. Ja küsimus oli siis niimoodi, et mehe, kes küsiti, et
ala, et kuidas see oli, kas sa arvad, et su naine... ma ei mäleta. Kas sa arvad, et su naine on sind petnud? Siis naine tuleb, paneb nuppu, vaata, ma ei taha seda vastust kuulda. Nii, ja siis meie olime kohe selle peale seal, et seal arvuti taga istudes, et ei tea, et nagu, mis värk on, et ilmselt siis mingi jama seal on, mingi jama seal olema peab, et äkki siis ikkagi pettis, vaata, ja järgmine küsimus kohe uuesti oli mingi, et põhimõtteliselt esimene küsimus, kas sa arvad ja teine küsimus on see, et põhimõtteliselt, ma ei tea, kas sa nägid, et sul on jäsnud pettis põhimõtteliselt midagi sellist. Ja siis ta mees vali mingi jah, ja siis see vastus on tõde. Nii, ja ei läinud kaua aega mööda. Aus saade. Ja siis ühesõnaga läks mõni nädal mööda äkki. Tuleb e-mail härra Robert Sarv isiklikult, et kahjunõue. Mis ta tahtis meilt saada? Ma ei tea. Kahjunõue tähendas siis seda, et see naine siis tundis ennast, kes vaatas siis meie videoid, et meie siis nimetasime teda petjaks. Et ma ala midagi sellist. Ja siis ma ütlesin, et su enda mees ütles seda, vaata. Ja siis me Robert, ma ei tea, kas me käitusime õigesti, ütle sina meile, et me ei vastanud Robert Sarvele, ta pole rohkem meid tülitanud ka. Ma arvan, et te tegite küll õigesti. Ma ise hoiaks ka, ütleme väga madalat profiili sellise kirja saamisel, et ma ei ärritaks, ma ei hakkaks vastu õiendama, vaid ma lihtsalt loodaks, et äkki see asi läheb ise ära. Läkski? Ja läkski. Aga miks ta seda tegi? See Jaanalinnu meetod teinekord nagu töötab väga hästi. Tõesõnaga kõik kirjad, mis Robert Sarv saadab, siis võib rahulikult prügikästi panna. Sellised kirjad. Sellised kirjad sellisel teemal ma lihtsalt ei hakkaks nagu engage ima. Aga see ongi vaata tegelikult ju suht viimase teemad ka, kes siin kõik need tõstatanud on. Susanne, kes on nagu varsti sinuga samal pulgal on ju jurist. Brigitte Susanne Hunt. Et ta õpib ka ju juurat. Tahab ka ju saada sinu kõrvale istuma advokaadiks. Advokatuur võtab vastu kõik, kes omandavad kvalifikatsiooni ja läbivad eksami. Aga mõlemad. See on kolleeg sul varsti siis. Loodetava, ilmselt. Siis vaata Alari Kivisaar, see on kõik need... Alari Kivisaar hakkab ka advokaadi. Ei, see läks juba nagu tagasi sinna teemasse, et see point, et kõik need siuksed... Kui sina ütlesid midagi minu vastu, vaata, siis ma panen sulle nii-öelda nõude teele ja siis nõuan sult raha välja või mingi kahju nõue, mis igan. Ma ei isegi tea. Minu arust see on, mina lihtsalt ütlen, et minu vastu on alati siukseid asju olnud. Mulle öeldakse, et ma olen debiilik, ma olen värdes, kes see vend on, käigu perse, mis iganes. Vahet ei ole. Mina mõtlen seda, et me oleme avaliku elu tegelased. Mida sa veskitega võitled? Nagu nii kogu aeg keegi midagi kobiseb, mind absoluutselt ei häiri see jumala pohhui ja nii ongi. Vaata, et mina mitte kunagi kellegi vastu ei saada sellist, kui keegi ütles, ma olen värdjas, ma ei hakka tema vastu mingit nõuet esitama. Vaata. Minu arust see on nii nagu, see, kes esitab nõuet, on nii low, see näitab, kui nõrk inimene sa oled. Ja see on nii... Vaata, siin on erinevad tasandid. Ma arvan, et kui keegi ütleb sinu kohta, et sa jobu või värdjas või mingi debiilik oled, siis ma ei arva, et see õige on. Aga sul, nii, nõus on ju? Ma olen nõus. Ei ole debiilik? Ei ole debiilik. Vahepeal. Aga see on okei. Jah, selleks ei ole ekspertiisi ka vaja. Ei ole. Aga sinu puhul on erinev see, eks ju, et sa oled ise roninud avaliku elu tegelaseks, sa oled ise nagu avalikus ette roninud. Sa ise tekitad endale sellist kuvandit, nagu sa tekitad. Ja kui sa seda teed, siis sa peadki olema valmis rohkem taluma. Ja see on sinu puhul eriti tore, et sa nagu teadvustad seda ja sul ongi sellest täiesti ükskõik, kui seda jama nagu tuleb. Aga tundub common sense. Muud moodi ei saagi teha seda, vaata. Just. Aga siis on sellised inimesed, kes tegelikult üritavad nagu hoida eemale veidikene avalikust elust, aga kes siis nagu vägisi sinna avalikkuse ette tuuakse ja öeldakse tema kohta midagi halvasti. Selliste inimeste taluvuskohustus või talumiskohustus on iseenesest palju madalam. Ja kui nad ei ole avaliku elu tegelased, siis mingid asjad, mis sind absoluutselt ei riiva, võivad neid ka tugevamalt riivata. Küll aga,
kui nüüd võtta, ma ei tea, näiteks Brigitte Susanne Hunt on kahtlemata avaliku elu tegelane ja ta on ise näinud kurja vaeva, et sinna saada. Nii et kui keegi ütleb tema kohta, et ta käitub nõmedasti või ta ütles midagi rumalasti, siis mina arvan, et see on täiesti ja seda ka siis, kui seda öeldakse natukene kõvemate sõnadega. Minu arvates see kuulub täiesti tema selle taluvusvälja sisse, mida ta peab taluma. Ja sama ma arvan on ka raadiopersoonidega ja telepersoonidega ja eriti on see poliitikute puhul nii, et nad peavad taluma igasugu kriitikat, õiget valet. Sest nad lihtsalt, nad on sinna roninud, see käib palga sisse. Et inimesed nendega, neid kritiseerivad põhjendatult, põhjendamatult, nad peavad seda taluma. Ma ütlen, mida meie peaminister peaks tegema, siis ta peaks iga päev kellelegi välja saatma midagi. Kui sa vaatad kas või kommentaariume, kui sa vaatad, mida öeldakse. No kõigil, vahet nagu kõigil, kes on kuidagi... Meie peaminister on tegelikult natukene erilisem juhtum. Tema, ütleme see, ta on tundlikum kui tavaline poliitik minu arvates. Mille pärast? Ma ei tea, mille pärast, aga mulle tundub see nii ja nüüd meil oli selles kohtuasjas, kus ta minu vastu agi esitas, minu advokaat pärast kohtuistungit ütles mulle, et seda, et ma olin teinud peaministri arvates tema kohta kohatu kommentaari, et seda ta peab koguni rünnakuks Eesti Vabariigi vastu. Mis oli mulle ausalt öelda natukene üllatav. Ja sinu lause oli see, et ta pidas... Et ta ei ole pidanud sünnipäeva. Maksumaksja raha eest. Mitte, et ta on, vaid et ta ei ole. See oli selle väite sisu. Okei. Ma räägin, et nagu, et ühesõnaga kellegi mingi välja ütlemiste peale vaata, tekib mingi siuke olukord ja ongi vaata see, aga see ongi, aga miks sa nagu siis kuidas neid asju nagu võetakse siis nagu sinna kohtusüsteemi või kuidas nad saavad nagu kedagi siis nagu... Ei, aga seal ei olegi midagi kaaluda. Tähendab, kui keegi tuleb kohtusse ja ütleb, et võt isik X, ütleme Andrei Tsevakin on öelnud minu kohta mingisuguse ebakohase hinnangu, näiteks jobu, värdjas, siga. See ei ole faktiväide, see on hinnang. Siis ma tahan, et ta maksaks mulle 500 €. Kui Andrei Tsevakin ütleb, et ma olen mingi faktiväide, et ma olen petnud oma diplomitööga. See on faktiväide. Siis saab nõuda sult selle ümberlükkamist, et mina Andrei Tsevakin käesolevaga kinnitan, tõotan ja vannun, et ma ütlesin valesti. Ja et saab selliseid nõudeid esitada. Need nõuded on ju, nõudeõigused on seaduses sätestatud. Kohus ei saa öelda, et see asi on mõttetu. Palun minge selle asjaga ära. Kohus peab selle vastu võtma ja seda menetlema. Mul on mitu teemat, millest tahaks veel rääkida. Siin on neid, keda sa oled kaitsnud ja nii edasi, aga väga kurikuulsaks sai siin Eesti sellises meelelahutusmaailmas Robert Sarv. Kuidas sulle tundub, kas ta läks või siiamaani, ma ei tea, kas ta enam pole ammu temast midagi kuulda andnud, ma ei tea, kas ta üldse töötabki enam, aga... Ma just nägin, ta oli kuskil selles saade, arutles midagi. Kas ta nagu kalastab natuke nagu liiga palju võib-olla või võtab endal selliseid asju, mida võib-olla näiteks sina ei võtaks näiteks või lihtsalt annabki nagu, et kuule, davai, kohe kui miskit on, me paneme kohe nõude kirja, see on esimene asi, mis me teeme. Ehmatad ära inimese. Lihtsalt ehmatad ära ja sa lihtsalt kalastabki lihtsalt ja väga paljudele ma kujutan ette, et ja meedias käis ju läbi ka see, et nüüd on ka see, et ka lihtne inimene, justkui tavainimene, eks ole. Et Mart Põlvas näeb, et Robert Sarv toimetab siin Eesti meelelahutusmaailmas ja näed, kõik võidavad justkui muud kogu aeg ja hakkabki lihtsalt kalastama ja justkui nagu andma inimestele mingid võimalusi. Kuidas sulle see tundub? Siin on mitu asja. Esiteks, Robert Sarv advokaadina oli, ma arvan, selles valdkonnas ta oli väga hea ja tal oli kohtupraktika põhjalikult selge, ta oskas neid asju ajada. Teine asi, mis mulle silma jäi, oli see, et tema kliendid
püüdsid tõepoolest nagu hästi paljusid erinevaid kostjaid, et ütleme, kui näiteks Brigitte Susanne Hunt sattus uudistesse, siis tulid sinna alla need kommentaarid, kommenteerijate IP-aadressid nõuti välja ja siis saadeti nendele kommenteerijatele väga vihased kirjad, nagu tõsiselt siuksed nagu tigedad. Sa ikka loed, ega tegelikult see kiri, mis meil oli ka, on ju. Et tigedad kirjad koos igasuguste võimalike tagajärgedega, mis võivad kaasneda sellega, kui te nüüd kohtusse lähete. Kas meilt ei nõutud ja minu meelest ma olen mõnda kirja näinud, kus seal minu arvates astuti natukene üle selle lubatu piiride. Sellepärast, et kui nagu advokaat, eks ole, kirjutab mitteadvokaadile ja sellel mitteadvokaadil ei ole võimalik endal konsulteerida advokaadiga, sellepärast, et tal ei ole raha näiteks, advokaat on kallis ja ta ähvardab teda tagajärgedega, mille saabumine on väga ebatõenäoline eesmärgiga saavutada siis mingisugune kohtuväline kokkulepe, mis seisneb raha maksmises advokaadile ja tema kliendile, siis seda ma arvan, et seal võib näha nagu eetilisi probleeme. Ja et ühesõnaga ei tohiks nagu oma seda autoriteeti ära kasutada. Mida tegelikult võib olla väga palju sihukeste lihtsate tavaliste inimeste käest. Mitte juristide suhtes on oma autoriteeti väga lihtne ära kasutada. Jah. Sina ütlesid, et mis mul asi on see Europark paika panna, trahvi saan, on ju. Ma arvan, et advokaate üldiselt peetaksegi, ma loodan, et tegelikult see kuvand üldiselt nagu paraneb. Et meid peetakse siiski normaalseteks ja ausateks inimesteks, aga igasugusteks, sihukesteks vingerdajateks, et kes suudavad musta valgeks rääkida ja nõnda edasi. Et kui, ma ei tea, kui mina saan kirja arstilt, kes ütleb, et võt sul sihuke lugu on ju. Kui sa järgmise poole tunni jooksul võt mingit sihukest asja endale ei tee, mingit süsti või mingit värki, siis võib juhtuda, et sul neerud ütlevad üles, siis mul nagu võib-olla ettevaatuspõhimõttest tulenevalt võiks kuulata, mida see arst... Hakkad vaidlema arstiga. Kuule, ma vist ikka ei ole vaja. Vaata, las ma panen endale aja mingi arsti juurde, et second opinionit saada. Siis registratuurist öeldakse, et et 3 nädala pärast võid tulla. Siis mõtled, et mulle öeldi, et mul on pool tundi aega. Ehk siis nagu eriala inimestel on autoriteet ja seda autoriteeti ei tohiks kasutada. Ei tohi, tähendab kasutada tohib, ei tohi kuritarvitada. Ma räägin siuksed kirjad, eriti kui vaata tavainem, nagu sa ütlesid, kellel võib-olla ei olegi võimalust ennast kaitsta põhimõtteliselt. Siis ongi, sa saad siukse kirja, sul nagu kassibki ära. Kas meil ei olnud? Kas meil on mingisugune 20 milli seal? Muide. Meil oli 20 milli. 20 milli või? 20 milli pakuti ja ähvardati, jah. Okei. Saad aru, ma lihtsalt... 20 miljonit. Ma loen seda ja ma lihtsalt hakkasin kõva häälega. Ma lihtsalt mäletan, kui see oli. Kui sul tähendab 20 miljonit, jah. 20 miljonit euri oli selle kirjas tõesti sees. Oli. See on nii ammu juba tegelikult. See oli sõnastatud kuidagi niimoodi. Mida mina nimetasin selleks autoriteedi kuritarvitamiseks on see, kui ähvardatakse mingi interneti kommentaari eest 10 000-ga. Sest vaata 10 000 on tavaliselt inimesele, kes ei jõua endale advokaati palgata. 10 000 on sellisele inimesele väga suur raha, esiteks. Ja samas ta on nagu mingi sihuke reaalne summa, tähendab enamik inimeste jaoks 10 000 tundub suur, aga reaalne summa. Ja kui advokaat ütleb, et sind ähvardab 10 000 probleem, siis võib juhtuda, et inimene jääb seda uskuma isegi juhul, kui kohtupraktika sellist asja ei toeta. Kui keegi kirjutab, et 20 miljonit, siis... See oli maksimaalne. Aga vaata, see on ikka number, mis on välja toodud, mis siin natuke paneb, vaata. Jah, aga 20 miljonit. Ma toon hea näite. Mul oli klient, kelle kohta Kuu-uurija tegi saate. See oli härra Sand, kes sai kuulsaks nende mingite roosade iPhone'idega ja mingite sihukeste asjadega. Tema kohta Kuu-uurija saates väideti, et ta on vägistaja, ta on uimastaja ja ta on väljapressija. Olen näinud seda saadet. Ja lisaks sellele tagatipuks väideti veel, et ta on ka pedofiilsete huvidega inimene, kes käib neid pedofiilsetest huvidest kannustatuna lastelaagrites. Ma ütleks, et need on iga mehe kohta nagu päris räiged asjad.
see on karm, mida öelda. Ja seal mõisteti talle välja 10 000. Katrin Lussilt oli see vist, et see. No mina esindasin teda TV3 vastu. Ja. Minu meelest oli 10 000. Ma enam väga täpselt ei mäleta, aga 10 000. Minu meelest oli 10 000. Et kui sa paned nagu selle ühele kaalukausile ja see maksab 10 000 ja siis räägite sellest saatest, on ju, kus inimesed käivad ise ennast lolliks tegemas tegelikult. Ja, sellest ma ka aru ei saa. Ja tulevad ja küsivad siis selle eest 20 miljonit, siis ma ei tea. Minu meelest seal on nii mitmeid probleeme selle asjaga. Ja vaata, väga paljudega on tegelikult see, et on ju, me teeme igast asju ja üldiselt, mis meie kommenteerime, vaata alati lihtsalt see, mis toimub, mida nad ise seal teevad, vaata. Me kunagi ei ütle, et see vend on idioot või nagu, mis iganes, vaata nii-öelda fakti. No tegelikult ei tohikski öelda, ei olegi ilus öelda. Muidugi, aga see ei olegi see point on kommenteerida lihtsalt seda, mida sa näed ja teha see nagu natuke nalja selle üle või lihtsalt panna inimene naerma. Aga siis ongi, et mõned lihtsalt ongi pärast siis teeme video valmis juba ja siis pärast kirjutavad, et kuule, võta video maha, mis ei tohi nii teha. Kuule, mine perse reaalselt. Mine nii perse, ma ei viitsi kuulata. Sa ise olid seal videos, sa ise tegid end lolliks, sa ise ütlesid neid asju ja kui nüüd keegi meist või siis ükskõik, sa võid samamoodi sellest kommenteerida. Keegi nüüd kommenteerib, tõstab selle välja, et sa nii tegid. Mina olen nüüd halb või? Mina pean enda nii-öelda siis tööd või mingit asja maha võtma ja sul on, ma ei tea, mõned arvad, et neil on õigus olla midagi nõuda ka, nagu meil on siin potsatanud see kiri postkäest, et selles mõttes, et see on karm. Aga vaata, see ongi piiritunnetuse küsimus. Need normid, mis on ette nähtud selleks, et inimesed saaksid nõuda neid kahjuhüvitisi, need normid on need kõik aeg otsas ju. Ei, aeg ei ole. Marko Reikop helistab. Huvitav. Räägi. Et ühesõnaga, need normid on ju, need on tegelikult väärtuslikud normid, need on hästi olulised, sellepärast, et inimese au ja hea nimi on olulised asjad, need on väärtuslikud asjad, need on kõrged õigusväärtused, eks ole. Need on põhiõigused, eks. Ja neid ei tohi minna lihtsalt rikkuma. Aga nagu on ühesõnaga asju, mis teotavad inimese au ja head nime. Ja siis on asju, mis ei teota inimese au ja head nime. Ma olen kõige toredam kommentaar, mida ma olen lugenud enda kohta, oli see, et mingisuguse kohtuasjaga seoses, et enne kui see Keres sinna kohtusse läheb, ta võiks selle põdra perse oma lõua otsast ära ajada. Ja mulle see teeb lihtsalt nii palju nalja. See on naljakas ju. Kui sa pöörad selle enda nagu naljaks, siis see on tõesti naljakas. Ja vahepeal vaata, kui nüüd ma peaksin minema, et kuule, maksa mulle 1000 eurot või ma ei viitsi. Aga vahepeal nende kommentaaridega. Tahaks talle anda mingi preemia, et on hea asja välja mõelnud. Vahepeal nende kommentaaridega on see case, vaata, et kui me loeme mingi kommentaari asju, siis ma ei tea, minu kohta ei ole midagi öelda, ma loen, tuleb jälle siuke mingi haige võrdlus või siis ei tuleks mitte kunagi selle võrdluse peale. Ja mingid ärapanemised ja mingi ütlused, vaata, sa esiteks ise naerad vaata selle üle ja pärast on see case ka, et kurat, tead, ma reaalselt suruks ise sulle käppa, sest ma kasutaks seda lauset ise kuskil. Huumor on ju inimese loomuses ja minu meelest huumor on üliväärtuslik osa tsivilisatsioonist kui sellisest. Ja see on oluline osa nagu vaba olemisest, eks ju. Ja vabast eneseväljendusest. Ja enese ja teiste tögamise huumor on üks paremaid huumoriliike üldse. Kui me lihtsalt selle teema kokku võtame nii-öelda, et kui siis ütleme meie või keegi teine midagi ütles kuskil netis, kuskil videos kellegi kohta midagi arvamust avaldas ja siis järsku potstab kirjeni, mis siis nagu need
esimesed sammud peaksid olema ja kas seda peaks nagu tõsiselt võtma või pigem naerad selle üle või saadad pikalt kellegi või mis see protsess peaks olema? Minu meelest mõistlik inimene peaks lugema seda kirja ja mõtlema selle üle, mida ta tegi. Ja kui ta tunneb muret selle üle, mida ta tegi, nagu oma enda sisemise meetri järgi, siis tuleks konsulteerida advokaadiga. Kui see nagu enda mõistliku äratundmise järgi tundub naeruväärne, mida nõutakse, ehk siis teie kommentaari eest 20 miljonit. Ja ma ei saa öelda, et mitte konsulteerida advokaadi või juristiga, sellepärast, et iga asi võib muutuda tõsiseks. Öelda niimoodi, et sellest tõenäoliselt ei tule mitte midagi igal üksik juhtumil, see võib olla vastutustundetu. Aga kui ei tunne, et midagi oleks nagu valesti teinud, siis ma pigem ei... see 20 milli peale mõtlema. Ta ei suuda seda. Aga nii oli. See oligi, see lihtsalt see kõige maksimaalsem summa välja toodud. Aga see ongi nagu hirmutamiseks. Üldine normaalne reeglistik. Sa ei saa seda vaata. Kui sa satud, kui sul tekivad tervisehädad, siis sa suhtled arstiga. Kui sul tekivad juriidilised probleemid, siis sa suhtled juristi või advokaadiga. See, kui keegi saadab nõudekirja, on ilming juriidilise probleemi tekkimisest ja tavaline käitumisviis sellisel juhul oleks küsida advokaadi käest, et mis sa sellest arvad. Ja advokaatidel, juristidel, kes nende asjadega tegelevad, on endal võib-olla kõrgemalt arenenud kõhutunne kui inimesel. Aga kui selleks ei ole võimalusi, siis mida ma alati soovitaks inimesele on jääda igal juhul viisakaks ja mitte kirjutada vulgaarsusi vastu või profaansusi. Mul on 2 teemat veel, millega sina oled nagu seotud olnud ja tahaks täna korraks läbi, tahaks küsida või aru saada ja et sa natuke võib-olla lähemalt räägiksid. Ja kindlasti, ma arvan, väga paljud kuulajad on kuulnud, kuidas Mailis Reps ministeeriumist kohvimasina koju viis ja seda ilmselt ei kasutanud seal. Tahaks selle teema tagamaid ja Eesti maksumaksja raha eest oma lapsi sõidutas. Et kuidas see asi lõppes, kas see on tänaseks päevaks lõppenud ja mis case seal üldse nagu selles mõttes lõpuni välja on? No see case ei ole ju lõppenud, meil algavad esmaspäeval kohtuvaidlused, kus siis riiklik süüdistaja esitab süüdistuskõne ja meie esitame kaitsekõne ja siis läheb kohus otsust tegema. Aga pealkirjad olid need, mis ma põhimõtteliselt praegu ette lugesin sulle? Ja muidugi need pealkirjad on valed ja need on skandaalsed selles mõttes, et nad on skandaali taotlevad pealkirjad. Mailis Reps ei ole, eks ole, viinud kohvimasinat enda koju selleks, et seda seal kasutada, vaid see viidi ajutiselt tema koju sellel ajal, kui ta toimetas rohkem kodukontoris, ta võttis külalisi vastu, ta pakkus neile kohvi. Ta ise seda ei tarvitanud. Reaalne värk. Tunnistajad ütlevad, et nii oli. Vaata, võid mulle otsa vaadata praegu ja öelda, et see nii oli. Mina ei usu seda. No jaa, aga sa pole kohtus käinud, sa pole neid tunnistajaid kuulanud, eks ole. Mulle tundub see lihtsalt nagu kuulajana, lihtsalt nagu... Aga miks inimene, mõtle korra selle peale. Mina teeks küll kodus kohvi enda, kui mul kohvimasin oleks. Jaa, mina ka, on ju. Meie erinevus Mailis Repsist on see, et meile meeldib kohv. Okei. Ta ei joogi kohvi või? Ta ei joo kohvi. Okei. Kelle jaoks siis see kohvimasin oli? Partnerit või nende... Külaliste jaoks. Külaliste. Jah. Oled sa käinud ministeeriumis business meeting mõne ministri juures rääkimas juttu? Meid ei kutsuta ministeeriumist. Kui sa kunagi lähed, võtta meid ka kaasa. Mina olen vist 2 korda olen käinud, või on isegi 3. Ükskõik kuhu sa lähed, sulle pakutakse alati kohvi või teed. Päriselt, see on ükskõik tegelikult, kus lähed. See on täiesti standardne, lähed ministeeriumisse, lähed ainuke koht, kus mul ei ole pakutud mitte midagi. On prokuratuur. Seal ei pakuta midagi? Ei tea küll, miks. Seal ei pakuta kohvi. Aga nad on muidu toredad inimesed. Aga ükskõik millise kolleegi juurde sa lähed külla, kas sa tahad kohvi, mingi kliendi juurde sa lähed, kas sa soovid kohvi või sa soovid teed või kakaod või meie pakume Coca-Colat ka näiteks. Okay. Seda võtaks. Jah. Või vett. Et ühesõnaga, nad on nagu sellised nagu tavapärased viisakused, tavapärane külaliste kostitamine. Ja kui sa oled kodukontoris ja sul kohvimasinat ei ole seal ja su külalised on harjunud sellega, et nad tulevad sinu juurde ja saavad kohvi, siis sul on see kohvimasin töövahend.
ja laste sõidutamine, noh, seal on nagu kaks versiooni. Ma ütlen vahemärkusena kuulajatele ka, et minu meelest kas Mailis Repsil on äkki 5 last? 8 last, vabandust. 3 panid mööda. 3 lapsega panid mööda, ühesõnaga. Ja mina olen Eesti Vabariigi maksumaksja ja kurat, kui sul on 8 last, siis kurat, vea selle autoga nii palju, kui sa tahad. kui see nagu nii oli, aga räägi. Seal on 2 versiooni. Üks on Mailis Repsi autojuhi versioon ja teine on tõe versioon. Mailis Repsi autojuhi versioon on see, et ta põhimõtteliselt mitte millegi muuga ei tegelenudki, kui ainult sõitis kogu aeg ringi lastega. Aga miks ta valetama peaks? Sellepärast, et ta on solvunud. Mille peale? Sellepärast, et tema töökohta ei säilitatud. Okei, nii. Inimesed solvuvad selliste asjade peale. Jaa, kindlasti solvutakse, jah, tundub loogiline. Ja teine versioon on siis tõene versioon, millest räägib valdav osa tunnistajatest. Ja see on siis see, et lihtsalt lapsed olid, kui Mailis Reps läks kodust tööle, siis tema lapsed olid kaasas vahete vahel, mitte alati, mõnikord läksid ise rongiga, bussiga. Ja siis ta viis nad kooli ära ja siis läks ise tööle. Mõnikord oli siis ka niimoodi, et viis koolist või töölt minnes võttis nad trennist või koolist pikapäevarühmast peale ja sõitis koos koju. Kas see ei ole lubatud või? Muidugi on lubatud. On lubatud? Ja. No on, sellepärast, et ma arvan, et see on lubatud tegelikult isegi sellisel juhul, kui sul on auto ainult töösõitudeks, et kui sa sõidad, kui sul on näiteks kodukontor ja töökontor ja sa sõidad töökontorist kodukontorisse ja peatud tee peal, et osta poest süüa või peatud tee peal, et võtta laps ka peale, siis ma arvan, see ei ole, ütleme mingi legal advice, aga ma arvan, et see võiks ka nagu okei olla. Ühe soojaga võiks nagu ikkagi... Jah, sa nii teed selle reisi, eks ju. Yeah. Nii. Et sealt sa ei saa nagu mingit võitu sellest. Ja ministril on õigus kasutada oma autot ametisõitudeks ja erasõitudeks. Tal põhimõtteliselt antakse see auto ministriks saades kätte ja siis võetakse see ära, kui ta enam minister ei ole, aga keegi mingit reaalset järelevalvet ega mingeid reegleid selle üle, kuidas seda autot kasutada, sellel ajal ei sea. Aga kas seal peaks olema mingisugused reeglid sinu arvates? Mina isiklikult, ütleme maksumaksjana, mina arvan seda, et meil on ministrid liigsed koonrid isegi või meie riik on liiga koonerlik. Autodeks, ma arvan, et autodega on asjad korras, aga ma ei saa näiteks sellest aru, et miks meil peab peaminister rentima või võtma, eks ole, ajutiselt kasutusele päästekopteri, kui tal on kiiresti vaja Narva saada. Sest see päästekopter on mõeldud selleks, et kui juhtub midagi, mis võib igal hetkel juhtuda ja me ei tea, millal see juhtub, see ongi õnnetuste iseloom, eks ole. Ta juhtub siis, kui me teda ei oota. Et miks võetakse kopter, mis on ette nähtud selliseks otstarbeks ja kasutatakse seda mingiks ametisõiduks linnade vahel. Et miks see on okei? Peaministri graafik on tihe ja on vaja käia paljudes kohtades. Peaministri graafik on väga tihe ja ongi vaja käia paljudes kohtades ja ma ei saa aru, miks öeldakse, et valijad ei oleks nõus sellega, et osta valitsusele oma helikopter. Miks ei või Eesti Vabariigi valitsusel ollagi helikopterit? Võiks olla, jah. Ma ei näe sellest mitte mingit probleemi. Ma näen probleemi selles, kui meil ei julgeta osta helikopterit, kartes valijate pahameelt, et vaat kus laristavad ja kasutatakse samas helikoptereid, mis ei ole üldse mõeldud selleks ja mõeldud tõsisteks juhtumiteks. Ja ma ei saa siin ka nagu sellest tüüpilisest valijast, keda nagu ette kujutatakse aru, et miks see valija või maksumaksja tõesti, kui talle selline asi ära seletada, et meil on vaja, et peaminister liigub kiiresti ühest kohast teise, kui tal on väga palju vaja liikuda. Et miks me selles kontekstis ei aktsepteeri seda, et tal võiks olla helikopter. Et miks nagu tuntakse sellist kadedust või pahameelt, kui tähtsad inimesed käituvad nagu tähtsad inimesed. Ega võib-olla mis maksumaksjale võib-olla niimoodi uudistest ja sellistest asjadest jälle vaata kõige rohkem nagu pinnuks silmas on näiteks mingisugused mingid hüvitised. Keegi tõmbab jälle kütust mingi 1000 liitrit sealt ja 1000 liitrit sealt diislit ja nagu see Kalle Grünthal oli enne. Et siuksed asjad lihtsalt ei ole ilusad maksumaksja ees.
et need on nagu päris sellised. Jaa, aga te respektite seda kohta, seda võimalust, mis sul on, et sa lihtsalt nagu kuritarvitad natukene seda, kui jah, sa võid seda teha enne, aga kas sul on vaja olla kahes erinevas tanklas samal ajal, et tangitakse, et see on nagu nii räme disrespect. Jaa. Et see on nagu karm. Jaa, ma arvan, et on tõesti, on oluline pidada, on oluline vaadata seda, et meie seadusandjad ja valitsusliikmed, et nad käituksid eetiliselt ja kui nad tõesti käituvad natukene halvasti, siis juhtida sellele tähelepanu, teha kriitikat. Aga ma arvan, et tegelikult need asjad on tühi-tähi selle kõrval, et meie majandus on sügavas soos, meie maksud on teel, eks ole, sinna väga-väga nagu tippude tippu. Meil eriti head plaani, kuidas sellest kõigest välja tulla ei ole. Inimesed vaesuvad, hinnad järjest kasvavad. Meie kõrval möllab mingisugune riik, mida mõnede hinnangul ei saagi nimetada riigiks, vaid mis on nagu mingi kuritegelik organisatsioon. Ja meil ei ole nagu häid plaane nende asjadega toime tulla. Ja selle suhtes väga ei... Mille taha siis jääb, kas meil pole praegu valitsuses piisavalt tarku inimesi, kes suudaks sellises olukorras adekvaatselt käituda, teha neid otsuseid, mis on õiged või mille taha meil see tänasel päeval jääb? Ma arvan, et üldisemalt filosoofiliselt vaadates siis see on nagu demokraatia probleem. Sa pead meeldima valijatele ja sa pead meeldima valijatele sellises hästi lühikeses tegelikult 4-aastases tsüklis. 4 aastaga. Me ei tee mitte midagi 4 aastaga. Ei tee tegelikult mitte midagi. Ja. Pikem plaan peab olema. Pikemat plaani oleks vaja. Aga sa proovi olla pikemalt nagu aga sa ei saa. Sa ei saa, sa ei tea, mis saab järgmiste valimiste ajal. See on nagu korteri üürnik versus korteri omanik. Korteri omanik ostab endale korteri pika plaaniga. Võtab laenu 30 aastaks, võib-olla ta siis tahabki olla 30 aastat või ostab maja 30 aastat. Ta hoolitseb selle eest, teeb kõik selleks, et see säiliks ja seal oleks hea elada. Üürnikul on tegelikult kama. Ta võtab sellest kõik, mis ta võtta saab oma üüriperioodi jooksul ja siis see ei ole enam tema mure. Minu meelest need valimistsüklid on umbes samasugused asjad. Ega head lahendust, mina ei oska mingit lahendust välja pakkuda. Keegi kunagi üks tark mees olevat öelnud, et demokraatia on kõige halvem valitsemisvorm, aga paremat ei ole välja mõelda. Jah, Churchill vist, jah. Võis olla küll. Et selline, Churchill on üks mu lemmik karaktereid läbi aegade. Õudselt meeldis see, kuidas ta nimetas oma poliitilist konkurenti lambaks lambanahas. Lammad lambanahas. Kas sina kui advokaat, kas sa nagu valid ka oma kliente? Kui sul nagu mingi vend tuleb sinu käest abi paluma ja ta on ikka totaalne hälvik, vaatana. Et ta nagu mingi, mis iganes, sulle ei meeldi või mis iganes. Kas sa paned need oma võib-olla personaalsed vaated kõrvale ja võtad teda ikka kui nagu inimesed, kes vajab abi. Jah, just, et käitud temaga nagu professionaal. Eestis kehtib lepinguvabadus. Mis tähendab seda, et sa ei pea astuma lepingulistesse suhetesse, sa ei pea osutama teenust mitte kellelegi, kellele sa ei taha seda teenust osutada. Ja meil on lihtsalt oma profiil, millega me tegeleme. Et me tegeleme eelkõige tsiviilasjadega ja me tegeleme ka selliste laias laastus võibki neid nimetada valge krae kriminaalasjadega. Need on need asjad, mis meile kõige rohkem meeldivad, minule ja mu kolleegidele, kes minu kohes büroos töötavad. Need on need asjad, mida me enda arvates oskame hästi ja nendega me tegeleme. Ja kui keegi tuleb sellise palvega, mis selle profiiliga kokku ei lange, siis ma arvan, et me lihtsalt ei osuta seda teenust mitte sellepärast, et inimene meile ei meeldi, vaid sellepärast, et me ei tunne selle valdkonna vastu huvi, me ei tunne ennast seal kõige pädevamana ja see ei ole lihtsalt, see ei ole nagu see asi, et kui sa lähed uksemeistri juurde ja ütled talle, et ehita mulle katus, siis ta ei tee seda, sest see pole nagu minu asi. Ja, aga just ma mõtlen, et kui vaata, päris paljudel juhtumitel on see, et kui näiteks keegi on kellegi ära tapnud või on ka sihukest
suht sarnaste asjade, mis on päris hull, on ju. Ja mõni advokaat kaitseb seda inimest, et siis tihtipeale öeldakse, et kuidas ta saab seda kaitsta ja kuidas ta nagu suudab inimesele sellist teenust pakkuda, et teda hoida nii-öelda mingisugusest vanglast või karistusest, on ju. Kas sul nagu... See on keeruline küsimus, ma saan sellest aru. Ma saan sellest aru, mida sa mõtled. Mul endal seda dilemmat tekkinud ei ole, sellepärast, et keegi ei ole palunud mult sellist asja. Kui keegi mult paluks, ma ei tea, näiteks tapmise asjas kaitset, ma ei võtaks seda vastu, sellepärast, et ma ise tunnen, et ma ilmselt ei suudaks hoida seda vajalikku distantsi, mis mul on vaja selleks, et seda tööd teha, on ju. Et üks oluline asi, mida tuleb kõikide advokaatide puhul silmas pidada, üldse, mis on hästi oluline advokaadi tagatis. Ja seda kaudu kogu õigussüsteemi ja kõikide inimeste tagatis on see, et advokaati ei tohi samastada kliendiga. Ja advokaat ei ole tema klient. Advokaat on tema eestkõneleja, aga advokaat ei ole see inimene, keda süüdistatakse või kes on halba teinud. Ja on hästi oluline seda distantsi hoida. Nii et ma arvan, et enamik kolleege, kes tegelevad nende jubedate asjadega, nad hoiavadki seda distantsi. Neil ei teki mingit nagu emotsionaalset seotust. Nad vaatavad seda toimikut, nad vaatavad seda kriminalistikat, mis seal on tehtud, nad vaatavad tõendeid ja nad vaidlevad nende pealt. Väga paljud puutuvad ka nende klientidega väga vähe kokku, ainult niivõrd, kuivõrd on vaja ja käivad kohtus ja esindavad ja nii saabki. Aga mulle lähevad need sellised asjad, kus keegi on kellegi ära tapnud. Eriti, kui on toime pandud mingi kuritegu laste suhtes näiteks. Või ühesõnaga sellised tugevama poolt nõrgema vastu toime pandud kuriteod. Need lähevad mulle korda. Ja ma arvan, et mina ei suudaks lihtsalt seda distantsi hoida. Seal tuleb nagu see inimlikkus juba mängu ja sa ei... Ja ma olen selle poolest lihtsalt natuke tundlikum inimene ja ma arvan, et ma lihtsalt ei saaks seda tööd hästi teha. Ja ei taha ka. Ja kuni ma ei ole seda sunnitud tegema, siis ma seda ei tee. Kunagi oli muide niimoodi, et selleks, et advokaadiks saada, sa pidid tegema määratud kaitsekorras, osutama riigi õigusabi igasugustele erinevatele inimestele. See on siis public defendant. Ja siis see oligi loterii, mis asju sulle antakse. Narkoasja saad, siis on hästi, eks ju. Aga võidki saada mingi vägistaja või mingi laste vägistaja. Võid mingi tõsise siukse värdja saada. Ja seda kõike tuli teha, aga õnneks seda enam ei pea tegema. Minu arvates see on täitsa väga halb praktika, kui inimesi sunnitakse tegema selliseid asju. Seda ei ole meil enam? Ei, seda enam ei ole. Praegu ei ole sellist asja. See on nagu osa, see oli kunagi osa sellest advokaadi kõrgema kutse saamise protsessist, et sa pidid kõigepealt tegema eksami ja siis sa pidid hakkama tegema neid määratud kaitseülesandeid. Ja kui sa piisava arvu neid ka ära tegid ja tegid uue eksami, siis sa said nagu vandeadvokaadiks, aga praegu on õnneks korraldus teissugune. Me oleme juba üle 1,5 tunni rääkinud, ma küsin, paneme 1,5 tundi läinud nagu väga-väga kiiresti. Ja teiega on väga huvitav rääkida. Ma tahaks lihtsalt küsida, mind väga huvitav. Sinuga samuti, väga põnev on. Vaata, tihtipeale, mul on Lätis näiteks mõned sõbrad, lätlased. Alustan natuke kaugemalt võib-olla praegu, aga näiteks Lätis on mõned sõbrad, kes siis ala räägivad, et nendel riigis ikkagi korruptsioon nagu ikkagi selles mõttes ikkagi vohab enne. Ikkagi siiamaani saavad politseinikule raha anda ja et siiamaani siuksed asjad käivad. Kuidas sina näed, kuidas meil nagu riigi tasandil, erakondades, asjades, kuidas meil Eestis korruptsiooniga nagu lood on? Et praegu järjest üha enam tuleb neid Keskerakonna seda, mis toimunud on, tuleb nagu järjest välja, kas või eilne pealtnägija, eks ole. Ja mis seal oli? Selle Tallinna hambakliinikuga, kus sina käisid hambakliinikas. Mingi jama. Et lihtsalt raha makstakse sulas näiteks. Sulle pandi riigi... Tehakse valimisreklaame vaata Kõlvartile ja mingid sellised asju selle rahade eest. Ja siis räägib seda juht seal, et et tegelikult kui siin on mingisugused probleemi, siis vaadake meie kasumid, meile kasum 250 000, sul on 2 kliinikut, üks on Tallinna kesklinnas, kõige suurem hambapolikliinik, isegi mina, kes ei ole, mul on 2 ettevõtet, ma olen väga edukalt juhtinud siiamaani
isegi mina suudaks hambakliinikut juhtida ilmselt Tallinna kesklinnas. Et noh, mis on väga-väga suur ja kus on väga-väga palju kliente. Et lihtsalt, kuidas nagu sina näed hetkel seda asja meil Eesti Vabariigis? Ei, korruptsiooni, ma arvan, et meil on korruptsiooni ikkagi oluliselt vähem ja ma ei kujutaks ette, et ükski politseinik enam liikluses altkäemaksu võtaks. Ma ei kujuta seda ei kujutaks ette. Ma ei kujuta seda ette, jah. Ma ei kujuta seda ka ette, et mõni kohtunik võtaks altkäemaksu. Ma lihtsalt ei kujuta seda olukorda ette, et keegi võiks tõesti sellega nõus olla. Nii et ma arvan, et me oleme selles vallas tulnud ikka väga, väga kaugele, arenenud väga kaugele. Ja suht kiiresti ka tegelikult. Ja kiiresti, jah. Sest asi on konkreetne suhteliselt. Aga korruptsioon on selline asi, mis on, ta on nagu natuke koll ka, et seda kasutatakse kollina inimeste kollitamiseks. Et meil on $0 ja meil peab olema $0 ja selle pärast meil on ka mingid sellised imelikud seaduse sätted nagu toimingupiirangu rikkumine näiteks, eks ole. Mis on see, et sa ei tohi ametiisikuna teha mitte ühtegi toimingut kellegi suhtes, kes on sinuga seotud isik. Ja see, kes on sinuga seotud isik, sellest sa võid tagantjärele alles teada saada. Näiteks nagu juhtus Kalle Laanetiga. Kalle Laanet arvas, et ei ole temaga seotud isik, tema vist abikaasa täisealine poeg, kellega ta ise ei pea ennast lähedaseks, aga võt nüüd kuks välja, et nagu on. Ta üüris temalt korterit, ma saan aru, või vastupidi. Jah. Ja mina arvan seda, et Kalle Laanetile on, ma ei pea teda nagu kuigi heaks justiitsministriks. Sulle ei meeldida vist, jah? Ei, mul ei ole küsimus selles, kas ta mulle meeldib või mitte. Ma ei pea teda kuigi heaks justiitsministriks. Aga see põhjus, miks ta ametist lendas, on minu meelest täiesti vale. Ja ma arvan, et mina isiklikult arvan, et ta tegelikult ei ole ka mingit väär ega kuritegu toime pannud. Sellepärast, et need normid sellisena, nagu nad sätestatud on, nad on sellised kõike hõlmavad. Sa võid põhimõtteliselt sinna igasugu juhtumeid sisse kirjutada, millest inimesed tegelikult aru ei saa. Ja kuigi tavaliselt öeldakse, et seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, see on nagu selline üks hästi oluline põhimõte, siis seadus selleks, et selle alusel saaks kedagi vastutusele võtta, peab olema mõistlikult arusaadav. Kui meil justiitsminister ei taju seda, et tema toiming võiks kaasa tuua mingisuguse vastutuse süüteomenetluses, siis meil ilmselgelt on selle seadusega mingi probleem. Ja ma ei ole muidugi esimene, kes sellest räägib. Õiguskantsler on öelnud, et see on selline toimingupiirang, näiteks on selline paragrahv, et andke meile inimene, leiame selle paragrahvi ka. See on väär ja seda tuleks muuta ja loodetavasti see juhtub ka siis, kui ma ei tea, võib-olla kui kõik 101 Riigikogu liiget mingisuguse toimingupiiranguga on ära karistatud, siis nad hakkavad kukalt kratsima, et võib-olla peaks natukene nagu selgemaks tegema selle asja. No võimalik. Ja. Aga üldiselt ma arvan, on korruptsiooniga hästi selles mõttes, et ta on järjest vähenemas. Kui korruptsioon, ja siin on kaks erinevat asja ka. Kui me räägime mingist pisikesest linnakorruptsioonist või mingist pisikesest riigikorruptsioonist. Porto Francot mõtled praegu, ei? Ei, ma mõtlen, Porto Franco on ka siuke täitsa omamoodi juhtum. Aga ma mõtlen, selline nagu mingil väikesel viisil oma ametiseisundi ära kasutamine. Eks ole, enda elu. Need on üldiselt Eesti väikestes linnades tegelikult ala. See on väär ja see on taunitav, aga ma arvan, et selline korruptsioon ei ohusta otseselt Eesti Vabariigi toimepidevust. See ei ohusta meie riiki. Ja kui meil seda natuke on, siis ma arvan, et võib-olla parem on mitte väga üle reageerida ja panustada sellele liiga palju ressurssi, et seda viimastki korruptsiooni välja juurida. Sest korruptsioon on võimu juures tegelikult ka olemuslik. Iga inimene, kes satub võimu juurde, ühel või teisel viisil natukene vähemalt korrumpeerub. See on see vana hea lause, eks ole, et power corrupts on ju, absolute power corrupts. Absolutely.
ta on võimu olemuslik osa, väike korruptsioon. Aga õnneks nendes olulistes kohtades, ma ei tea, politsei, kohtud, tuletõrje, siuksed asjad. Õnneks on see seal praeguseks vähemalt mulle tundub, et muutunud täiesti mõeldamatuks. Ja see on väga oluline saavutus. See on väga oluline. Kuidas sa ennast advokaadina vormis hoiad? Ma ei mõtle just, et nagu füüsiliselt, aga just, et sa pead ikkagi nagu, lähed kohtusse, sa pead ikkagi nagu konkreetselt rääkima, konkreetselt teadma, mis on võib-olla sinu need ettevalmistus nagu meetodid advokaadina? Kohtusse minnes on väga lihtne ettevalmistus. Sa pead väga hästi teadma oma case'i ja vastaspoole case'i. Pead seda tundma. Pead teadma, mis tõendid on. Pead teadma, mis ta argumendid on. Pead olema valmis selles supis ujuma. Ükskõik kuhu poole need voolud sind viivad. Aga ma mõtlen, kas sa nagu võtad lisaks veel mingisuguseid, ma ei tea, public speaking kursusi, improteatreid, see on lihtsalt nagu mingisugused näited, vaata. Seda ma olen teinud. Vaata Eesti õigushariduse juures see jube probleem, et meil tegelikult ei õpetata sellist asja, mida mina nimetan advokaatimiseks. Eks siis see ongi kirjalik eneseväljendus, suuline eneseväljendus, mida teha tunnistajatega, kes on üsnagi keerulised. Meil seda praktiliselt ei õpetata, meil ikka käib selline vana tsunfti värk, et on meistrid ja sellid ja siis sellidest saavad meistrid ja need võtavad sellid. Aga ma olen käinud natukene Inglismaal õppimas seda ja siis ma tunnen tõepoolest väga suurt lugupidamist oma inglise kolleegide suhtes ja ka Ameerika kolleegide suhtes ja Austraalia kolleegide suhtes. Ühesõnaga kuidagi need common law kolleegid on väga ässad selles advokaatimises, ehk siis kohtus kõnelemises ja sellises toimetamises. Et kui kellelgi kolleegidest on huvi, siis tasub vaadata Inglismaa, Ameerika või Austraalia poole ja minna ennast sinna täiendama. Seal on ikkagi tegelikult, sa pead olema ikkagi nagu... Sa pead olema nagu igal pool, all over the place, aga sa pead teadma täpselt. Sa pead teadma kõike. See on üks asi, see, et sa tead oma case'i, sa tead vastase case'i, oskad sellest, aga see, kuidas sa presenteerid ennast, see, kuidas sa käitud tunnistajaga, see, kuidas sa prokuratuuriga nagu vestled. Kas see, milline sa välja näed, ma arvan, väga oluline nagu mingisugune, see, kuidas sa välja näed, millise väga ilusa pitsakuga tuled siia ilusa lipsuga habe on tehtud ja ilusad prillid on ees, et sa juba lood iseendast vaata juba sellise pildi. Mingi määral, et pluss oled mingi, pead olema natuke psühholoog, et sul on ikkagi see, et sa ei ole lihtsalt see, et nüüd ma tulin, kaitsin ära ja lähen koju, et sa pead ikkagi sul ümber selle käib ikka päris palju. Kohtusse riietumine on selline asi, mis tundub, et aeg läheb edasi ja keegi vist ei eelda enam, et sa läheksid sinna mingi musta ülikonnaga ja ainult kingadega. Et tegelikult on nagu lubatud juba natukene, ütleme siit ülevalt allapoole minnes on natukene vabamad asjad lubatud, nagu teeksad ja mingid siuksed püksid. Aga üks asi, mida ma küll alati kohtusse minnes teen, ma panen alati selga triiksärgi, ma panen alati ette lipsu ja ma panen alati selga pitsaku. Lipsu isegi siis, kui mul on all on teksad, siis kuidagi on tunne, et lipsustatuna ja pintsakuga relvastatuna see näitab kohtu suhtes üles seda lugupidamist, mis tegelikult seal käivatel inimestel peaks olema. Aga ma seda ausalt öelda ette ei kujuta, et kuskil, ma ei tea, Inglismaal või Ameerikas keegi julgeks teksadega kohtusse minna. Selle eest võib, ma arvan, trahvi saada seal. Inglismaal neil on vist tegelikult need talaarid. Need asjad ka, need parukad, nii et kedagi ei diskrimineerita. On. Nii, aga Ameerikas on jah, ikka lips ja ülikond ja sellised asjad. See veits paneb nagu sellisesse moodi ka tegelikult, ei või? See nagu ongi, kui ma näiteks, ma ei tea, mingit mussi teen või ükskõik mida, et alati on see üks asi, mis nagu sind sellesse faasi ka kuidagi viib, saad aru, et see ma arvan, kui sul on ikkagi ülikond seljas, sa oled ikkagi nagu siuke, et et nüüd ma olen nüüd... Ma pean esinema ka nüüd. Ma pean nüüd ikkagi olema
ikka esinduslik. See on see et lähed dressides sinna, see mingi jõu vaata. See on kõikide jaoks ühtemoodi, kes kohtusse lähevad. Ja tegelikult siin on nagu laiem printsiip minu arvates, et kohtus käimisel peab minu arvates kõikidele olema selge. See on siis advokaadile, kui on tsiviilhaldusasi teise poole advokaadile ja kohtunikule ja prokurörile ja ühesõnaga kõigile peab olema selge see või nagu tunnetuslikult selge, et me teeme siin olulist asja. Ja tegelikult see on hästi oluline asi, mida seal tehakse, seal toimub õiguse mõistmine, see on nagu õigusriigi seisukohalt üks olulisemaid asju üldse. Ja kohus on, sõltumatu kohus on üks olulisemaid asju üldse õigusriigis. Ehk kõik peavad selle olulisust tunnetama ja siis see väljendubki sellest, et sa paned ette lipsu. Kohtunik on selle talaariga, seal tema pea kohal on Eesti Vabariigi vapp. See vapp niimoodi oma olemasoluga manitseb sind. Ja kui sa niimoodi vaatad kogu aeg su peale, manitseb suga, et palun ole nüüd normaalne. Kui sa oled tunnistaja, siis see vapp vaatab sulle otsa ja ütleb sulle, et ära valeta. Et siis on tõsine asi, kui sa valetad, eks ju. Ja mulle see meeldib, et see on selline oluline asi ja ma arvan, et see panebki kõik seal viibijad sellesse tsooni sisse ja nad täidavad seal oma ülesanded ära õiguse mõistmise osalistena. Ja vähemasti kui advokaadid lähevad kohtusaalist välja veriste vastastena, siis nad saavad seal uuesti sõpradeks, et see advokaatide kollegiaalsus on tegelikult väga tore. Et seal saalis on ikkagi see, et siin, see ei ole mingi pulli tegemiskoht, et see on ikkagi, et ikka tõsine asi ja sellest saavad kõik inimesed aru. No jah, enamik inimesi, jah. Enamik inimesi, keda mina tean, saavad sellest aru, jah, et see on oluline asi. Siis kui me selle villa saate pärast, me tegime, käisime kohtus, siis käisin ka ühel istungil kohal, kohtunik tuli uksest sisse, siis kõik tõusis püsti, siis võid seisma niimoodi põhimõtteliselt. Ja siis kohtunik, alles siis võid istuda, kohtunik ütleb sulle, et palun istuge. Need on kõik, võid mõelda ju, et need on mingid sellised imelikud minevikust pärit tavad. Aga sellel on see mõte ka, et sinu üle ei mõista kohut või sinu asjas ei mõista kohut mitte kohtunik. See inimene seal võib-olla mingi natuke sassis soenguga või see ei ole see inimene, see ei ole see, kes õigust mõistab kohus, eks ole. Ja kohtunik ei ole kohus, aga kohtunik või selle kohtuniku isikus justkui on kohus kohal ja mõistab õigust. Ja sellepärast ongi tehtud ka natukene impersonaalseks, tal on see talaar ja ta kannab seda atribuutikat. Et seal ta ei ole kohtunik, ta ei ole see kohtunik, ma ei tea, Andres või Kairi, ta on kohus. Ja sellesse inimesse selles kontekstis tuleb suhtuda ja temaga tuleb käituda hoopis teistmoodi, kui sa temaga tänava peal kokku saades. Kui see tuleb mingi huvitavam case, siis käimas on mingid case'id, kutsud meid ka, kui saab tulla vaatama. Tunnistajaks või? Vaatama. Ja annan veel teada, kui võime vaatama tulla mingeid asju, siis... Kõik Eesti kohtuasjad, mis ei ole kinnised, on avalikud ja kõik on alati teretulnud nendes... Ken Saan käis vahepeal vaatamas istungeid minu meelest ja tal oli mingi professionaalne huvi sellega seoses. Ken Saan pole sulle võlgu või? On küll, jah. Võiks ära maksta enda võlad Ken Saan alustuseks. Võiga kohtusse käima. Järgmine ette on see, et Pauli näeme, siis on seal kohtusaalis tuleb mingit istungit vaatama. Joo, Paul, kus saab? Kohtunik on ka. Need ennad reisk. Tema ka, eks. Tema ka seal. Aga mul tegelikult üks asi Eesti ülikoolides on õigushariduses, mis on väga hea, on see, et need harjutuskohtu võistlused kui sellised, nagu kus mängitakse kohut, on ju. Et need on muutunud järjest populaarsemaks. Me saadame oma üliõpilasi rahvusvahelistele võistlustele ja siin Eestis on väga tugev võistlus. Ja see on küll nagu hea, eks ju. Aga ma arvan, et see ei ole siiski kaugeltki piisav veel, sellepärast, et see on mingi üks kursus, üks võistlus. Minu arvates see peaks olema läbiv. Muidugi.
kuskilt alates teiselt kursuselt kuni 3. lõpuni ja magistrantuuris ka peaks olema läbiv kohtus käimise õpe. Ja samamoodi peaks olema seal mingisugune läbirääkimiste õpe ja noh, ühesõnaga kutseoskuseid tuleks ka ülikoolis õpetada. Aga neid kahjuks vähemalt mulle tundub, et väga ei... Neid saab kutsehariduskeskuses. Sa enne täitsa alguses mainisid, et sa hakkasid vaatama mingisuguseid sarju, kus oli siis hästi palju sellist advokaate, kogu see teema. Kas sa praegusel hetkel ka jälgid midagi või just nagu sellel teemal ja kui sa vaatad, kui reaalselt need asjad on seal, mida näidatakse meile siis kuskil sarjades või mis iganes filmides? Ma nagu neid kohtudraamasid või noh, ehk siis fiktsioone, neid ma enam ei vaata väga. Aga mulle meeldivad need true crime dokumentaalid. Dokid on ju. Päris head. Need on väga giftid ja üks mu läbi aegade lemmikuid on seal see Stephen Avery'st tehtud Making a Murderer. Ja. See on päris hea. See on päris hea ja ma ei tea, kui reaalne, noh, tähendab ta ilmselgelt on reaalne, sellepärast, et see on kohtusaalis üles filmitud. Temal on suhteliselt vähe seost Eesti kohtu menetlusega, aga sa nagu natukene tunned ära küll, et millega need advokaadid seal silmitsi seisavad, on ju. Ja elad nagu nendele advokaatidele ka täpselt samamoodi kaasa, nagu sa elad. Sa vaatad ikkagi teise pilguga. Ja sa vaatad teise pilguga. Kogu aeg nagu kahtled endas ka, et pagan, et see asi tundub nagu nii selge, eks ju. Ja siis nagu hakkad mõtlema selle peale, et aga võib-olla see, et ta on nii selge, et äkki see on nüüd selle režissööri töö. Ilmselt seal palju sellest sõltub ka. Sest noh, tema ju valib, et mis nurga alt ta neid asju näitab, mis tõendeid ta näitab, võib-olla ta mingid asjad, mis ütlevad, et Stephen Avery on täielik mõrvar, mingid asjad on ta välja jätnud. Nii et ma teinekord vaatan neid ka selle pilguga, et huvitav, ega meiega siin manipuleerida nüüd ei soovita ja internetis tegelikult tehakse ka päris normaalset kriitikat, kus nagu tuuakse siis välja mingeid asju, mis on võib-olla jäänud rääkimata. Nii et tegelikult on seda õigusvaldkonda niimoodi kõrvalt ka tore vaadata, ma kõigile soovitan, see on, ma arvan, noh, ta ei ole võib-olla nii põnev, kui on mingi Drive to Survive Vormel 1 või siis nüüd on Netflixis NASCAR, mis on ka maru äge, aga ta on, noh, kellele valdkond huvi pakub, siis ma kindlasti soovitan neid vaadata, et väga kaugele see reaalsusest ei kuku. Sest ongi vaata mingid, no ma ei tea, sa vist oled vaatanud seda Better Call Saul? Ja, ma olen vaatanud. See kukub väga kaugele. Ma just tahtsingi sinna jõuda, et kas nagu, kui reaalne see on, see sari oli hea, see nagu puhtalt selles mõttes, kuidas ta kirjutatud on, kuidas progresseerus läbi selle 5-6 hooaja, aga lihtsalt kas see nagu nii-öelda praktika võtmes, kui sina kui professionaal vaatad sellele peale, no võib tunduda natuke naljakas. Sa ei suuda seda tõsiselt võtta. Ma ei kujuta ette, selle Saul Goodmani vend oli mingi kõva advokaat, eks ju, seal selles suures büroos. Et ma ausalt öelda ei kujuta ette, et keegi selline veidrik suudaks funktsioneerida täieõigusliku advokaadibüroo partnerina ja nagu teha seda metsikut tööd, mida on vaja teha selleks, et seal olla. See on minu jaoks kõige kummalisem asi selle sarja juures. Aga seal on üks realistlik asi küll, et hästi tubli advokaat saab endale hästi suure ühe kliendi ja siis muudku kogu aeg teeb selle ühe kliendi asju. See oli selle Saul Goodmani girlfriend, kes sai selle panga, eks ju, endale. Ja mingil määral tunned nagu ära selle küll, et missugune on suurkliendi ja advokaadi omavaheline suhe ja kuidas see käib ja see on seal nagu mingil määral hästi tabatud. Äge, Paul, me oleme alati lõppu. Ally McBeal vist ei ole ka väga süke tõetruu, ma arvan. Ma arvan, et tegelikult on nii palju on ikkagi nagu tehtud see asi kindlasti ägedamaks, kui võib-olla see tegelikult on toodud nagu siukseid
tekitatud nagu puilu olukordi. Aga Paul, meil on alati olnud lõppu selline asi, et ütle meie vaatajatele või Eesti inimestele midagi sellist, oma mõtteid, midagi sellist, omapoolne soov võib-olla. Mida sa tahaksid inimestele öelda? No jumal, mul on nii palju mõtteid. Saul Goodman on esimene. Ja võib-olla lihtsalt midagi sellist, mingi hea mõte eluks. Soovitus, õpetus. Mis iganes sul ja võid meile otsa vaadata. See kaamera nagu on siuke. Ma arvan, et üks minu elu juhtivaid põhimõtteid on selline nagu live and let live lähenemine. Ja see on siuke nagu läbiv põhimõte ja läbiv väärtus, millest ma lähtun ja ma vaatan, et see muutub järjest ebapopulaarsemaks. Järjest rohkem tuleb kontrollida inimesi, järjest rohkem tuleb kehtestada mingeid regulatsioone, tuleb öelda, mida tuleb öelda ainult õigeid asju, ei tohi öelda valesid asju, tuleb karta öelda valesid asju, tuleb solvuda kõige peale ja ühesõnaga see maailm sellisena, nagu ta on minu arvates järjest kiirenevas tempos täiesti hulluks minemas. Ja ainuke variant, kuidas me sellest välja tuleme, on siis, kui me võtame omaks, ma arvan, selle juhtiva mõtte, et ela ja lase teisel elada. Ja ära hooli liiga palju nagu mingist jamast. Et nagu sina, lase mööda külge alla ka. Lase mõned asjad, eks ole, mööda külge alla. Aga eks see tuleb ka kogemusega. Ja, aga ära nagu liiga palju asju ka mööda külge alla lase, vaid vahel võib advokaadi juures ka käia, siis on advokaadil ka võimalik elada. No suur aitäh sulle, Paul. Aitäh, et sa leidsid oma nii-öelda siuke rahulik päev, mis tal tavaliselt on sul, et jõudsid meie juurest läbi tulla ja jagasid neid toredad ja mõtlema panevaid mõtteid. Ja mis seal ikka, kui meil kunagi jälle siis 20 milli välja nõutaks, siis me võib-olla paneme sulle kõnet peale ja küsime, et kas ikka see on realistlik värk või ei ole. Tulemustasuga teha on umbes niimoodi, et ma näiteks võtan teilt asja ajamise eest ainult mõõdukat tasu, aga siis välja mõistmata jäänud osalt 20%. Aus tegelikult. Ärimees olete ikkagi. 20 miljonilt 20%. Noh, see on okei. Ei okei, normaalne, see rahulik väike summa. Vaadake, kui palju te võidate. Teie võidate 16 miljonit. Väga okei oleks. Paul, aga suur aitäh sulle ja aitäh kuulamast ka meie rahvale. Jälgige meid Spotify's, podcastis, Instas, Patreonis toetaga. Ja ega siis midagi. Ja me järgmist külalist ootame. Järgmist juttu ja olge tublid. Tšau, baka. Tšau.